Kuule, aga rullime siis. Kuidas teil läheb? Tegelikult läheb väga hästi, sest et ma näen nagu, mida tulevik toob. Ja see, mis seal vaata praegu toimub siin Eestis ja üle maailma, et siin on nagu ilmselge, et need tüübid, kes seal justkui nagu vastutavad selle riigi või riikide maailma toimumise eest, et nad ei saa sellega hakkama. See on nüüd täiesti obvious. Siin ei ole enam niimoodi, et nad kuidagi need samad inimesed, kes selle jama praegu korraldasid, et nemad teevad selle korda, seda versiooni nagu ei ole. See tähendab, et selle korda teevad või siis uue parema süsteemi teevad nüüd see seltskond, kes saavad aru, et see praegune on nagu hävingus. Ja ma näen, et need inimesed on täielikult meie ümber, sina oled kaasa arvatud üks nendest. Kõik need inimesed, kes saavad aru, mis siin toimub, neid on väga palju, need on tulevased liidrid ja ma arvan, et see on ainult positiivne, sest et arenemisruumi on niivõrd palju ja ma näen, et teised tüübid ei ole need tüübid, kes seda teevad. Seega minu eest, ma vaatan ainult tuleviku peale, et see, mis praegu natuke hävingus on, see on selline suva. Elame üle. Ja kuidas sa, Marin, ennast nagu tunned, ütleme, igapäevaselt on see nagu siuke, et täna jälle mingi 4 päev, jälle hakkab mingi päev, jälle hakkab mingi trall või on siuke, et nagu mingi et on, mis on, aga vaata, mis me täna ära saame teha või kuidas sul on? See vist sõltub päevast natukene ka, et viimasel ajal on küll nii, et mingi üle päeva on ikka siuke tunne, et kui nõmedaks saab veel minna, et ikka vahepeal jookseb ühe kokku küll. Kas see näiteks tekib pigem sellest, kui sa näed mingisugust uudist, mis puudutab meid kõiki, eestlasi, või et Telegramiga on jälle midagi ette võetud? See, kui Telegramiga on midagi ette võetud, see mind üldse nagu ei morjenda, et näiteks kui meil see Facebooki leht ära kustutati, siis me põhimõtteliselt vist hakkasime naerma, sest see oli nii jabur. Aga jah, pigem on see, kui ma loen mingisugust lolli uudist, siis ma mõtlen, et täitsa väkkis. Ja sest meil ju kustutati eelmine aasta 3 YouTube'i kanalit ka ära, iga kord naerame nagu. Wow. Ja. Aga kui suureks see YouTube'i kanal näiteks suutis kasvada? See kõige suurem, mis ära kustutati, see väga suureks tegelikult ei kasvanud, sellepärast, et alustasime hästi hilja selle YouTube'iga. Me tegime selle kanali üli ammu, aga me ei hoidnud tal üldse silma pealt, me vahepeal ei pannud mingi pool aasta ühtegi videot, et me hakkasime seda teadlikult üles ehitama kuskil 2 kuud enne koroonat ja ta kustutati ära, kui meil oli kuskil äkki 3000 subscriberit. Vaatamisi oli üle 1 miljoni, sellepärast, et see oli paar hästi viral videot. Ja siis tegime uue kanali, mis kustutati umbes 1 päevaga ära, seal ei olnud isegi neid straike, mitte midagi konkreetselt võeti robuustselt maha. Wow. Ja siis kolmas sai kiiresti mingid straigid ja nüüd hetkel me teeme nii, et me paneme ainult neid soft asju nagu ülesse. Karmimad lähevad enda sinna Telegrami lehele. Teete softcore'i. Nii, et see kronoloogia oli täpselt sama ka praegu, et see kõige suurema vaatajaskonna subscriberite arvuga kustutati kõige pealt või? Et see ei ole nagu, okei. Ja see oli, mis aasta? Eelmine aasta? Eelmine aasta, jah, see äkki mingi, ma ei tea, suvel või mais või ma mäleta. Ja nüüd meil on 2 YouTube'i, üks on backup, mõlemas on kuskil, ma ei tea, äkki 500. Aga kõige paremini lähevad videod, mis ma olen laadinud enda isikliku Facebooki kontole. Sest et vaata, kuna see Telegram võeti maha, eks ju, ennem kui ta maha võeti, ennem ta liigitati libauudiste portaaliks, mis tähendab seda, et talt võeti reach maha, kuigi see oli et kuigi oli 70 000 nagu fänni või seda vaatajat, eks ju, siis paned mingi asja üles, see võib-olla läks ainult 10 sellest. Aga kui ma panen mingi video enda Facebooki lehelt, siis nüüd hit-video nüüd viimati, mis maha võeti. Need võetakse ka muidugi maha, aga nad lähevad hästi kaugele. Et see video, et miks Irja Lutsar valetab, sellel oli 75 000 vaatamist ennem, kui ta maha võeti. Mingi tsensuur käib praegu, nagu sõja ajal. Sulle tundub ka nii või? Jah, ma jälgin hästi palju USA meediat, mitte väga palju mainstream meediat, ja kuigi seda vahest tasub ka tšekkida, siis ma saan aru, millest räägitakse, kes räägib mida ja nagu, mida üldsust võib arvata ühest koma teisest, aga peamiselt mingisuguseid podcast ka nagu USA teemadel, hästi palju rahvusvahelistel teemadel. Ja seal käib ju nagu iga päev kustutatakse mingid asju ära, Twitteri kontosid ja samamoodi Faceri lehte, YouTube'i kanaleid. Ja. Väga hull, et siuke aeg on. Ja, ma vaatan kanaleid, mis on suurema vaatajaskonna kui CNN
ja tüübid räägivad, et ja võime tänasest rääkida veel, et noh, täna veel on konto alles, et noh, kunagi tea, mis homne toob. Reaalne tüübid räägivad juba niimoodi kuid ja kuid nagu, et sest et nende kolleegid, teised sõbrad, kes on ka suurte kanalite omanikud, miljonid subscriberid kokku, lihtsalt lähevad nagu, mis iganes on ehitanud aastate jooksul üles, boom, kõik on järsku kinni, niimoodi tagasi ei saa võtta, aga see Faceri lehe kinnipanek, nagu jah, kui ma seda nägin, mul oli nagu muidugi kostus hääl üle korteri, kõik peatus järsku ülejäänud tegevus on ja see on see big deal on ja see on 70 kilo nagu, kuidas see öeldakse, like siis või, need oli jälgijad, aga võib-olla followers ka, seal on mingi eraldi followersi värk on ju. Et ikkagi päris rets, sest et tegelikult kui vaatad selle sisse, siis tegelikult sinna on ju läinud ikkagi mitte ainult kõva aeg, aga papp ka alla, nii et seda Facerigi nagu meediumit arendada või? No siin on see, et sa ei saa aru, kust hetkest see oli siis nagu konkreetne papp, mis sinna alla läks või kumb osa oli siis nagu hobi. Sest et kogu selles suhtes, kui arvestada neid laike, siis me ei ole mitte kunagi nagu mingi rahaliste kampaaniatega neid laike kogunud, et need on kõik sinna tulnud ise, välja arvatud ühe korra, kui me tegime mingi kampaania, siis kogusime 500 laiki juurde. Et aga me otseselt laigi alla ei ole raha pannud, aga kogu see Telegrami projekt on ju ikkagi on selline, mis me oleme tänaseks 8 aastat teinud ja Facebook selles mõttes on ikkagi olnud see põhiline turunduskanal, lihtsalt sellepärast, et on kõige lihtsam on ju. Ja no kõik on Facebookis ka sellepärast. Ja Instagramis sa ju sa ei share'i artiklid ja nii edasi, et tal ei olegi praegu konkurenti selles suhtes. Ma väga tahaks, et nüüd kui see hull sõja aeg on, et tuleks mingi uus, ma ei tea, Orkut või mis iganes, mingisugune teine Facebooki asemele. Ega ma seal ei paisiks. Neid on veel, aga need kuidagi ei lähe käima. Ja ma tegin keegi kutsus mind mingi, mis see nimi võis olla, ma ei mäleta, MEV või oota, siis mingi oli veel. Mingi oli veel, ühesõnaga see oli niimoodi, et see jooksis kokku siis, kui ma seda enda kontot nagu regasin. Ja et nad on nii laste kingades, et ta peab ikkagi mugav ka olema, eks ju, et kui sul on need mingi Silicon Valley kompaniid, kellel on miljardid all, loomulikult sul on väga raske sellega konkureerida. Ja pluss tõenäoliselt tehakse mingit tööd selle nimel, et nagu mitte lasta kedagi teist areenile. Ja umbes nagu nad selle Skype'i ära ostsid selle jaoks ära, et see välja suretada, eks ju, teevad täna seisuga on niimoodi, jah. Ja siis mõtlesin, et Skype'i majal on ka siin Tammsaare teel Microsofti peal, et oli Skype'i majal, Microsofti jäi järgi. See on üldse huvitav, et miks, ma hakkasin mõtlema, et miks ei ole nagu selle pandeemia ajal, kui jutumärkidele jõuame ka, aga et Skype teinud mingit suurt hüpet. Miks tuli mingi Zoom kuskilt järsku nagu mingi Hiina värk, kus paljud oli mingi Hiina värk on ja siis hakati uurima, et äkki selle turvaline edasi, mis on tõenäoliselt tõsi võib-olla. Aga Skype on ju ammu võimaldab mingid videosid värke, kutid, mis toimub nagu, Skype peaks olema praegu mingi, kõik on Skype'is, nagu kõik teevad kõike Skype'is. Tehakse ka, aga midagi tehas, Zoom on teinud mingi suure hüppe, on ju, nagu täiesti uskumatu hüppe. Ja keegi oli veel, keda kasutatakse selleks? Teams, Microsoft Teams, see vist töötab ka, aga mingid asjad on veel, jah. Ei, neid on jah, igasugused mingid Slackid ja asjad, aga jah, ühtegi sükest lõpuni mugavat. Zoom on minu jaoks kõige töökindlam, kuigi ta seal väga palju asju, mis minu jaoks võiks olla palju, palju parem. Et see, mis Skype kunagi oli, et nii kaugele nad ei ole nagu jõudnud. Siis sa näiteks, kui sa ütlesid, et ühel Faceri videol sul on 75 000 nagu vaatamist oli või? 70 või midagi sükest, jah. Sinna kanti. Kui ma mõtlen sellest, siis mul sellest ajast saadik, kui Faceris läks nagu populaarsemaks, et inimesed, ma ei tea, panid YouTube'i asemel laadisid Facerisse video üles, mingi süke trall hakkas pihta ja inimesed nagu hakkasid kuidagi rohkem vaatama Faceris videosid, pluss tekkis mingi nupp sinna alla otsa ainult videode jaoks nii edasi. On alati mulle sellest ajast tundunud kuidagi, et kuidas need numbrid nii suured on nagu. Sa vaatan mingisuguseid tegijaid, kes YouTube'is peavad oma kanalide värke on ja siis ma mõtlen, et ainuke loogiline point on nagu see, et äkki nad lisavad ühe vaatamise, et kui inimene lihtsalt scrollib läbi, korraks nagu nägi, hakkas nagu ise mängima ja läheme juba edasi on ja et äkki see läheb arvesse või? Võib-olla. Sest et seal on minu meelest mingisugune sekundite arv ikkagi. See mingi sekundite arv on jah, et päris sekundiga ma ei mäleta, kas see oli mingi kas 5 sekundit äkki või midagi. Jah, kui see nii on, siis nagu võib-olla süveneda jõuta on ja. Aga samas võib-olla ma tean valesti selles mõttes, et võib-olla ongi niivõrd rohkem mõni miljard inimest nagu taga Faceril, mida YouTube'is ei ole. Et võib-olla ongi nii rets vaatamine.
no Facebookis lihtsalt inimesed on harjunud sellega, et nad scrollivad, on ju, et YouTube'i ju ei ole nii mugav kasutada iseenesest. No mulle endale meeldib YouTube rohkem. Jah, sest et sa oskad seda kasutada, sa teenid oma kanalid ja nii edasi, aga noh, need, kes selliseid nagu feature'id ei kasuta nende jaoks. Ja aga nüüd ongi, vaata, me jõuame sinna, et on see tsensuur ja nüüd YouTube võtab ka neid asju maha, võtab meid kanaleid ja videoid maha ja nüüd me kolime kõik vaikselt ümber siin mingisugustes bitshootid ja asjad, aga need on ka täiesti lastekingades. Ja nüüd ongi täielik kaos igal pool jõhker kaos. Mis täna rääkisime Maniga, et sealt peavoolust tuleb iga päev mingi 100 täiesti ajuvaba uudist. Varasemalt me mõtlesime, me proovisimegi, tegime iga selle uudise kohta debunking uudise või kuidagi koondasime nad kokku. Nüüd on niimoodi, et ennem kui jõuame ühe vastu uudise ära teha, seal tuleb veel 100 tükki peale. Ja ma tundub, et piltlikult öeldes nagu keegi valaks ämbriga neid uudiseid ja seda infot. Ja siin on täiesti hullu maja. Täna Mann ütles, et mul on selline tunne, et ma ei viitsi mitte ühtegi uudist praegu üles panna, et seal on mitte mingit mõtet nagu seal on. Ja nüüd ongi selline tunne, et need kõik panevad seal hullu, kõik need valitsuses ja üks Riigikogu liige täna helistas mulle, oli ka mega närvis, mitte minu peale, ta palus mult ühte asja, eks ju, siis ma aitasin teda. Aga mulle tundub, et seal valitseb täielik kaos ja paanika nii seal valitsuses, seal sotsiaalmeedias, tavameedias, igal pool, et praegu on just see hetk, kus me peaks korra tõmbama kässarid peale, et las nad seal natuke keevad üle oma vahel. Ja, see on umbes see, et kui sa tahad sogases vees näha, siis pead natuke ootama. Ja. Right, ja, see näib targa strateegiana niimoodi, kui ma kuulan seda kõrvalt, päris huvitav. Igatahes teile tööd praegusel ajal kindlasti jätkub, on ju, sel perioodil. Ja, meil ongi praegu tegelikult, kui sellest koroonast rääkida, me oleme varsti peaaegu aasta aega, peaaegu iga päev töötanud, ütleme, muidugi vahel mingi pühapäeval ei tööta, aga mingi teine pühapäev võib tööta terve pühapäeva ja nii edasi. Et päris nagu kohad on ikka täielik koppe ees, ma ütlen ausalt. Aga ma tean, et see ei ole igavesti niimoodi ja ma tean, et me tuleme siit võitjana välja, sest kui see hoiak on juba see, et kokkuvõttes on kõik üli hästi selles suhtes. Ma ise näiteks telekat üldse tarbi, kodus ei ole juba aastad olnud ja austades see tegelane siin pole see aasta ka käima läinud veel ja võib-olla eelmaast käis 2 korda tööle, aga ühesõnaga nagu mainstream meediat nagu teleka vahendusel taga ei tšeki üldse. Aga mingi postituse tulemusena ma nägin, et käisite SE saates, on ju? Mina käisin. Ando, sina käisid, okei. Et see nagu, ma ei ole näinud seda saadet, selles mõttes, et ma ei ole nõus maksma neile mingit pappi, mis 2 nädalat peab ootama, et näha seda saadet, tahtsin täiega näha, aga ma ei näinud seda saadet. Ja see hetk see oli mis teisipäev, kui ma eksi, ei olnud nagu teleka juures ka, kuskil Vanamäe juures näiteks, aga ühesõnaga Kanal 2 kohta vist saab ka mainstream meedia või? Kindlasti. Ja kuidas see tundus, kuidas see Eva S-ga nagu oli, et mis oli siuke nagu, et seal oli niimoodi, et alguses Ando ütles, kuule mulle helistus see Eva S. Mina ütlen see vahel, et ma ei teadnud, kes see inimene on, esimest korda elus kuulen. Et ta kutsub, et hakkab mingit saadet tegema, kutsus mind sinna, ma ütlesin, okei, siis Ando ütles, ma küsisin, et kas see on nagu mingi siuke ärapanemise saade või ma saan mõnusalt nagu rahulikult rääkida, siis ta ütles, et see on väga siuke sõbralik saade, et tutvustama alternatiivmeediat nagu. See mingi okei. Siis nad käisid meil kontoris, eks ju, tiimiga, SE seal ise ei olnud, olid mingid teised. Ja siis nad olid hästi sõbralikud, aga nad natuke nagu värisesid, nad ei julgenud sisse tulla, sest ma ütlesin, maskiga ei saa, eks ju. Lõpuks nad võtsid oma maskid ära ja siis päris tore oli. Nad olid toredad, aga nad alguses olidki, kaameramees oli chill, aga need tüdrukud, need reaalselt värisesid, ma ei tea, mis nad arvasid, igal pool on koroona või ma ei tea, täitsa segi olid. Siis pidi seal alguses natuke seda jääd sulatama, siis viskasid mingi kildu ja lõpuks nad mingi tund aega seal, eks ju. Ja see oli kõik positiivne kokkuvõttes. Siis, kui ma läksin stuudiosse sinna, siis oli nii, et algus istume seal Skrimmi selles toas ja SM mu kõrval ja siis ma küsin, millist saadet sa tahad teha. Siis ta ütles, et teeme siukse nagu positiivse nagu USA talk show, nagu ma ütlesin, okei. Nii. Siis hakkab minuga seal filmima, nii peaaegu kaamera läks lahti, siis hakkas ütlema, sa mingisugune poolsegi, mingi lamemaale, kohe hakkas tulema, aga ma panin ta väga kiiresti paika ära. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ta oli täiesti nurgas ja ta lõpuks ei olnud mul isegi nägemist ka, kui see asi ära lõppes nagu, et tõusis püsti ja läks minema. Ja, et ta oli nagu närvis ja siis mis eetrisse läks, sealt väga palju lõigati tegelikult välja, et seal seal ikkagi oli näha, et nagu Hando oli see tugevam pool seal vestluses. Lihtsalt sellepärast, et ta ei lasknud ennast maha murda ja ta nagu rebis vastu ja kui Esse võib-olla isegi püüdis nagu niimoodi natuke
õelalt rünnata, siis anda nagu vastas huumoriga ja niimoodi. ja et see oli päris hea saade. Tasub vaadata järgi, jah, kui ma ei ole näinud. Jah, aga see ei ole nagu ainus osa saatest, et seal see saade üldse hakkas niimoodi, et panime nagu, me vaatasime arvutis seda, eks, siis paneme käima ja siis seal tuleb nagu mingi siuke rets ladumine. Saate 10 minutit sissejuhatus oli umbes siuke, et kõik alternatiivmeediad, kõik on segipeast täis debiilikud. Nad on kõik Kremli käsilased, valeuudiseid leitakse seal Kremlis ja siis ülejäänud maailmas siis neid nagu levitatakse ja siis ühesõnaga mingi Aga vaata, mulle helistas, ütles teeme sõbraliku saate ja värgi ja siis nagu lihtsalt siis see sissevaatus oli nagu siuke, mõtlesin, et oh my god. Aga ta oli omamoodi naljakas kogemus ja ma sain hästi palju juurde seda avaliku elu, siis seda kogemust. Avaliku esinemise kogemust. Jah, avaliku esinemise kogemust, et ma tundsin ennast kindlasti kõige kindlamini kõikidest nendest avalikest, kus ma olen ever käinud. Ja ma arvan, et see ongi kogemuse pealt ja ma isegi ootan seda juurde, et praegu on üldse niimoodi, et ma räägin natuke teist teemast ka, et ma võtsin endale mentori ja siis ta natuke vaatas, millega ma tegelen ja nii edasi, siis ta ütles, et mina ja Mann peaksime olema 90%, mis puudutab tööaega, peaksime olema kaamera ees, sest me esindame nagu brändi. Praegu on niimoodi, et me oleme võib-olla kaamera ees äkki, ma ei tea, 10-20% maksimum. Ma pean siis silmas kas või see, mis me praegu teeme, enda podcastid ja niimoodi, aga enamus ajast me ikkagi seal kirjutame, uurime ja midagi siukest nagu, et tegelikult brändi mõttes me peaksime olema kogu teleka ees või seal, eks ju. Ja selles suhtes, et ma soovin universumilt juurde, thank you more please ja isegi kui nad tead selle vastiku saate, mul on savi, et tulgu veel nagu. Jah, sest mingis osas see vist läheb seda alla ka, et iga reklaam on hea reklaam või? Ja, kindlasti. Ja lisaks mulle tundub, et me oleme viimase aasta jooksul ja üldse nendele eelnevate aastate jooksul, aga eriti viimase aasta jooksul õppinud nagu seda negatiivset energiat enda jaoks positiivseks pöörama. Et keegi ütleb mingi sõimusõna, fine, ma võtan sealt selle vihase energia ja ma panen ta tööle nagu hästi. Ja selle kohta ma tahtsin ka uurida, kui mõnes mõttes ma juba tegin seda kuidagi ka, et how are you holding up või kuidas teil läheb seesmiselt, et nagu siuke ma saan aru, et ongi niisugune veits nagu väsk ka juba vahepeal ees, et nii pikalt on aetud ja praegu laotakse nii retsilt vastu mingid artiklid nagu vaktsineerima, numbrid tõusevad, kõik surevad ära. Natuke see, mis isiklikus elus nagu on keeruline mingil määral on see, et sõbrad, kellega kokku saad, need tahavad ka kõik koroonast rääkida nagu. Aga meie oleme sellega tegelenud aasta aega, iga päev, eks ju. Ja, et nemad on nii, et nad ikkagi ju päeva ajal tegelevad millegi muuga ja siis õhtul, kui kokku saame, siis nad tahavad nüüd sellest rääkida, siis meil on nii, et tead, me tegelesime sellega terve päeva, iga päev. Aasta aega järjest. Et siis me eriti ei viitsi kellega kokku saada nagu. Või siis, kui saame kokku, siis ütleme enne ära, et nii, et tähendab, mitte ühtegi sõna koroonast ei räägi, siis võime kokku saada. Aga ma olen alati nõus koroonast rääkima kaamera ees, sest et tihti need küsimused teistele veel samu küsimusi, see ongi põhipoint, aga et kui saad sõbraga kokku, et üks sõber küsid seda sama, mida eelmine või järgmine, eks ju. Et ma olen väga paljudele öelnud, kes tahavad meile tulla mingisuguseid neid, kes ütlevad, nad on vilepuhujad või niimoodi, neil on mingi salajast infot, mida iganes, ma ütlen kõigile, et ainult siis, kui teed kaamera ees, et rohkem üldse ei viitsi nagu, et see peab ainult kaamera ees olema. Muidu on teada kohe, et tuleb mingi info, et keegi tea, kes on, keegi tea, kes üldse sellist inimest olemas on, aga info või välja. Et siis ongi nii, et me näeme vaeva, et seda inimest nii-öelda peita, on ju, mis tähendab seda, et me peame selle jutu kõik välja kirjutama, mis on omaette aeg, on ju, siis see põrgatamine, et ta võtab sealt ära mingisugused fraasid, mille järgi võib-olla teda ära tuntakse, on ju, ja kõik see teema, et lõpuks ongi niimoodi, et sa teed ühe intervjuu peale, et artikkel on sul teinekord kulub 12 tundi, kui see kõik kogu see faas kokku, samas kui siin teed tunni aega ära ja siis ütleme pool tundi uploadid ja teed mingi thumbnaili või mis iganes, eks ju. Sükest asja nagu Project Veritas, teate ka või? Amerikas. Jaa, vaata, see on üks tüüp, kes peab ka podcasti, tal on mingi aktsent, ei ole ise päris USA vend minu meelest. Ta nimi on James O'Keefe, aga ma ei tea, kes tal podcast on, aga tal on YouTube channel, kus ta paneb üles erinevaid asju ja ta on suurim nagu whistleblowerite koguja, võib-olla selle Wikileaksi juures kõrval. Ma mäletan, me mingisuguseid whistleblowerit sa kunagi avaldasime. Äkki ma räägin mõnest teisest, aga ühte Veritast ma endast kunagi jälgisin ja see oli siuke Euroopa aktsendiga nagu mingisugune Holland või mingi siuke, äkki on teine tüüp. See võib-olla midagi muud, aga anyways. See on olnud küll mingisugused vaktsiini vilepuhujad on seal olnud. Ma tean, et neil kuskil artiklis on olnud see.
Project Veritas. Ja huvitav ümber, praegu meenub, nendel on nagu see case, et nad proovivad kogu aeg levitada seda, et veritalstips@protonmail.com on ju, ehk siis nagu viidata inimestele, et see Proton Mail on umbes turvaline. Kas, ma saan aru, et teil on üldse see, et nagu keegi võib mingi rea kirjutada või nii, tegelikult mõnes mõttes sellest oleks ka siiski kasu, see ei tähenda, et keegi umbes, et ole hea, tule ikkagi räägi seda kaamera ees, aga saada mingi info üldse kätte, et hakata kuskilt uurima. Kas te olete ka mõelnud näiteks mingi Proton Maili selle konto tegemisele, mis on siis Šveitsi Alpides mingid serverid, kus Antol on see? Mul on Proton Mail, aga mul ei ole mitte midagi varjata. et sellega on see, et mul on pigem see, et ma ei jõua kogu seda infot sinna Telegrami üles panna. Et kui keegi varastaks ära ja paneks ise levitaks, siis see oleks rõõmus nagu. Et mul oli üks nali oli ka juba aastaid tagasi, et keegi võttis, me olime kuskil peol ja midagi oli vaja telefonist vaadata ja ma ütlesin, et võta minu telefon, võtab selle kätte, vaatab, koodi pole peal, mis sul pole koodi, et ma arvasin, et sa oled esimene inimene, kellel on kood, ma ütlesin, mul täiesti savi nagu. Et selles mõttes meil ei ole nagu mitte midagi nagu varjata, ainus asi, mis mul on see läpakal, on see kaameral, on see asi ees nagu, et päris ma ei taha, et mind vaatab otse, aga ülejäänud fine. Ma selles mõttes oleks võinud täitsa alustada ka, sest see on viimasel ajal üks korralik sündmus olnud minu jaoks. Õnne soovida, sest ma ei ole kaugeltki ainuke, kes tõenäoliselt leidis, et see Genka video on üks naljakamaid asju, mida sel aastal näinud on. See oli nii naljakas, et ma äratasin, ma kuulsin, et ma äratasin oma tagaistmel istuva lapse ülesse. Sest ma lihtsalt röökisin autos, ma vaatasin järjest. See oli gold, kõik oli paigas nagu, ja lõpp, et siuke nagu tõsine värk veits on ja siis natuke juba hakkab muhelema ja siis see popmuusik kuld. Aitäh, aga sellega oli nii, vaata, et Genka tegi selle mingi postituse, et pange need maskid ette, et ma ei saa raha või midagi sellist, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, täitsa segi peast nagu. Ma mõtlesin, et peaks talle midagi vastu tegema, siis võtsin selle lihtsalt kätte ja tegin selle ära ja siis ma mõtlesin, et vist on päris kuri ja siis mõtlesin, popmuusik, see tuli nagu lambist ise, ma ei olnud mitte midagi planeerinud nagu. Wow. Ja ma vist nägin kuskil mingid pealkirjad, et tema pilt tuli, ta ei midagi öelnud, mingi headline, ma ei süvenud sinna sisse, aga sellest piisas, et ma sain nagu ikkagi sinu videopointist nagu aru, ehk siis ma ei ole nagu arvamusel, et nagu kurat, mida see Genka tegi või vaataks, mis siin nüüd ikkagi toimub, aga see lihtsalt käis kuidagi läbi ja see kontrast oli üli super. Ja muidugi teise koha peale seda selle Genka video vaatamist teise koha pälvis ka kohe naeru osas siis karvakontroll. See oli ülinaljakas. Wow. Sorry, ma tegin teile ka seda, kui te saabusite siia. See oli väga nali. Wow, aga see on lihtsalt naljakas, et kuidas inimesed lähevad nii kergesti kaasa kõigega, mis lihtsalt nagu öeldakse, et jah, ei oleks seda aasta aega tagasi ette kujutanud üldse. Vaata, siin on veel ka see, et kui rääkida millega inimesed kaasa lähevad, et me võime nagu lihtsalt spekuleerida, kuhu nad järgmiseks lähevad, sest vaata teatud riikides on juba niimoodi, et need lapsed istuvad koolist, kes mingi kastid on neil ümber. Pleksiklaasist või midagi. Et see võib vabalt Eestisse ka tulla, et siin ei olegi piire, need on täitsa peast segi seal. Sa võid neile ükskõik mida öelda, nad on nõus. Nüüd, mis puudutab sükse nagu mingi nimetame siis adekvaatne perspektiiv äkki või, et proovida näiteks iseenda puhul sükst mingit enam adekvaatset perspektiivi hoida, siis rääkides sellest, et nad ja millega inimesed kaasa lähevad, millega nad kaasa näiteks lähevad, et kuidas ma saan näiteks kindel olla, et see ei ole mingisugune vähemus, kes kaasa läheb, et võib-olla ma tekitan endale, ma näen, et wow, inimesed läksid sellega kaasa, aga need on 3 inimest on ja. Kuidas ma saan nagu perspektiivi hoida nagu selgena, et mis tegelikult ühiskonnas toimub ümber, et kas see on võimalik ka, et tegelikult väga julgelt võiks öelda, et enamus ei läheks võib-olla kaasa, aga lihtsalt videosse pandi need, kes läksid, et võib-olla tal oli isegi mingi 20 inimest küsitis, et ole hea, tule eest ära. Et tegelikult, seda oli selline kallutatud värk on, et iseenesest sitaks naljakas, amazing, et üldse mingid inimesed olid nõus sellega, muidugi, aga lihtsalt, et näiteks kui ma olen keegi, kes näeb sükest videot ja siis näeb juba 7. videot ja 8. videot ja mul tekibki selline tunne, et täitsa pekkis nagu on ja tegelikult võib-olla äkki olukord ei ole nii hull, et inimesed siiski enamuses on natuke rohkem kaasa mõtlevad. Ei, enamus ikka lähevad selle jamaga kaasa. Jah, kui vaadata kas või seda maski asja on ju, et ma
isegi olen päris paljudelt inimestelt kuulnud, et nad tegelikult ei taha üldse seda maski kanda, aga nad teevad seda, sest et nad ei soovi saada hukkamõistutavate pilkude osaliseks. Ja nüüd on ju vaja maski, kui sa lähed toidupoodi ju. Just. ja, et siin eile üks turamees oli muga väga pahane, et mul ei olnud maski, eks ju. Üks viskas mind kunagi välja ka juba ja nüüd eile ma käisin teises poes, seal ta avastas mu alles siis, kui ma olin juba kassade juures, ta alguses ei märganud mind. Aga siis ma ütlesin talle, et sa ju tead, et see asi on hoax põhimõtteliselt, eks ju, et sa kõik teavad, et see on poliitiline. Ta ütles, aga ma pean nõudma, või ma pean, see minu reeglid ja värgid. Ja siis ütles umbes nii, et kui sulle ei meeldi, et siis kaeba riik kohtusse. Ma ütlesin, ma teengi seda, et meil siin asjad käedki, siin on projektid ja asjad ja see juba käibki nagu. Siis ta ütles, et kellega sa lähed, Allar Jõksiga või? Ja see ennem, kui me jõudsin midagi vastata, see vend ütles, Allar Jõks ei tee mitte midagi. Ma ütlesin, et ei teegi, ma tean, et ta ei tee mitte midagi, meil on eraldi tüübid. Et ma ei tea, miks ma üldse sellest hakkasin rääkima, aga ma siis räägin korra selle Jõksi asja ka ära, et kui tuli see ebaseaduslik maskide nõue valitsuse poolt, siis Jõks ju ütles, et see on, nii ei saa teha, et see on põhiseadusvastane. Aga nüüd selle asemel, et tema kasutatakse oma platvormi, et juhtida rohkem tähelepanu sellele, et lõpetage ära see jama, siis Jõks ütles, kui väga vaja, siis ma võin teile selle põhiseaduse ümber kirjutada nii, et oleks põhiseaduslik. Et siis ma selle maskiseaduse. Ja siis ma vaatasin, et väga rets, et see on ka lootusetu vend, sealt ei tule mitte midagi. Et ainsad need, kes nüüd selle uue ühiskonna loovad, ongi need, kes lõpuni on vastu sellele. Me võime, ma võin korra selle maski panna, kui väga vaja. Mul on autos Anonymous'i mask, ma ei ole seda veel ette panda, aga võib-olla täna panen. Suur, nagu silmakohtadega või? Ja. Mõtlen seda, kui nagu visiiri ette pannakse, siis miks sa võiks seda Anonymous'i maski panna? See on ju ilmselge, et see viirus, need maskid ju, need huinead, need ei takista seda viirust, see on loogiline, ta on juba sellepärast, et see viirus, mida nad taga ajavad, seda ei ole võimalik mikroskoobi all näha. Selleks on vaja elektromikroskoopi, mis paneb teid kuidagi genereerib oletatava, eeldatava pildi sellest. Aga kui sa vaatad maski mikroskoobi all, seal on näha augud sees. ETV-st lihtsalt nägin ka mingit dokki juba mitmeid kuid tagasi, kuidas ongi, et tegu on aerosooliga, et ta on õhus, et selles mõttes, et ta pääseb selle maski läbi iga pidi. Et maskist nagu otseselt, vähemalt selle ETV-s eestikeelse dokumentaalfilmi point oli, et see ei aita muffigi nagu, mille peale mul pere ostis ka nagu mingid mõõtjaid, mis teevad mitte ainult mingid CO ja mingid muud mõõtjad on seal külles, on, et ta mõõdab õhu puhtust ja niimoodi, umbes ongi, et hoiad akent lahti veits on ja siis juba numbrid muutuvad ja ongi nagu nunnum. Miks proovitakse siis ka nagu vist vahepeal vähemalt oli see teema, et umbes, et aga ärge viibige nagu ruumides, kus on, ma ei tea, aknaid ei lahti või midagi sükest on ja ma ei tea. See on süke nagu ma ei tea, üliminimaalne tõenäoliselt protsent, et nagu wow, läkski õnneks, ta läks sealt kohast mööda, kus see molekul oli ja boom, saigi teise tuppa ja läkski mööda, ei saanudki viirust. Ma ei tea, väga väike tõenäoliselt, ma ei tea, tundub jabur. Kogu asi on täitsa jabur, ma ütleks, et kokkuvõttes see on IQ test, mis siin toimub. See on lihtsalt niivõrd jabur, siin on positiivne selle asja juures on see, et seda asja ennast ei ole, seda ohtu ei ole, seda pandeemiat ei ole, seda viirust ka selles suhtes ei ole, et see viirus ei levi inimeste vahel, et siin ei ole mitte mingi tervise probleemi. Ja kuna see asi on kõik pastakast välja imetud, siis see kokkuvõttes tähendab seda, et selle probleemi ära lahendamine on kordades lihtsam, kui inimesed tegelikult teadvustavad, sest seda asja ennast ei ole. Aga mis sa näiteks ütled mulle, vaata, minu point, ma räägin nagu veits nagu taustaga on kuidagi süke, et ma proovin olla avatud. Jah, ka sellega saab minna liiale, ehk siis näiteks kui ma võtaks üldse mingit seisukohta, keegi ütleb, pane maski ette, panen selle ette, keegi ütleb, et siin võetakse ära, super, thanks, et sa aitasid mind, ma võtan kohe selle ära. Mitte ega nii avatud, on ju. Et kindlasti proovin nagu kaasa mõelda, on ju, aga olla niivõrd piisavalt avatud, et kuulata ära, mõelda kaasa, on ju, mingi mõte, visata see nagu õhku. Sest et kui seda mitte teha, ma räägin endast, siis on ja seal asi leviks, siis on nagu see, et me ei mõtle kaasa või nagu teemegi nii, nagu öeldakse ette, et see on avatus. See on mõnes mõttes üks viiest suuremast, fundamentaalsemast inimomadusest ka, et openness on ka siin on avatud mitte. Aga igaüks saab liiale minna. Aga kui ma tahan jõuda, on see, et so basically näiteks, kui korraks mingid asjad kuhjusid, me rääksime siis poodidest, on ju, ma tahan siit saada oma mingi banaani kätte, ma ei viitsi jaurata kellegiga, ma panen maski ette, lähen ja välja juba, on ju. Et nagu mõnes mõttes nagu praktiline värk on natuke lihtsam. Siis maski värk. Pandeemia, ma korraks tšekkisin selle definitsiooni, sest et mingi süka versi on ka käinud läbi, nagu siis vist ütleks ka, et pandeemiat ei ole.
on ju. Et ja esimene mõte on see, ilma näiteks süvenemata, oli see, et kui pandeemiat ei ole, et kas viidatakse vast sellele, et kui suremus ei, tavaliselt on kõrvalis käinud, et suremus ei ole suurem, et kuidas siis saab pandeemia olla, on ju. Ja siis ma igaks juks tšekkisin selle üle, et kas sa tead, et pandeemia definitsiooni muudeti 2009 aastal? Ei tea, see oleks hästi põnev ka kuulata selle kohta. Ma just ütlen, mis ma praegu kirjasin, pandeemia definitsioon, tšekkisin, et pandeemia ehk lauslood on riikide ja kontinentide vaheline haiguspuhang. Okei, siiamaani kõlab nagu õiget, ma kohe räägin ka umbes, et et mul oli ka mingi maitse meeltpoolt 2 nädalat nagu detsembris mingi what the fuck, nagu kunagi niisugust asja olnud ja nagu mis asi see veel on ju. Et midagi vist nagu näib olevat kuskil liikvel. Okei, haiguspuhang, see nii näib õige definitsioon. Mille leviku suunda pole võimalik ette arvata. Ja I guess, sest me ei tea, kuhu John Smith lennukiga läks või ma ei tea, vist ei ole võimalik ette arvata. Ja mida harilikult seostatakse mitmete kahju toovate teguritega. Ja seda üldiselt tehakse, seda seostatakse nii nagu kahju inimeste, sealhulgas meditsiinitöötajate tervisele, inimeste tervisele. No ma ei tundnud, mul mingi 30% peal oli umbes lõhna ja maitse taju umbes 2 nädala vältel. Eile keegi kirjutas umbes mingi umbes, et kuidas sul läheb niisama mingi edasi tagasi ja siis mainis ka, et ta sai mingi positiivse testi ja tal ongi, et ta ei tunne muffigi nagu, ta ei tunne maitset. Näib, et mingisugune kahju inimeste tervistele on ja elule, kahju riikide majandusele ja ravi. Vaktsiinide puudumine, ja lisaks see point on siis, et vaktsiinide puudumine, mõnes mõttes, see on ainuke asi, kus ma praegu selle definitsiooni järgi vähemalt, mis ka ei pruugi olla õige definitsioon, aga selle järgi ma saan aru, et meil mõnes mõttes siis kui see on see legit definition, meil ei ole pandeemiat, sellepärast meil on vaktsiin. Siis see nagu, siis meil ei ole pandeemiat järelikult, on ju. Aga kui sa ütled juba, et see muudeti ära, kus ma ütlesin, siin on üks jõukene asi, et 10 aastat tagasi umbes oli see seagripp, mis oli ka hästi suur pandeemia, tohutu mingi paanika Eestisse, see väga ei levinud, see oli siuke turundustrikk on ju, meilgi ju ka hullult osteti seda vaktsiini kokku ja lõpuks 10 miljoni krooni eest seda hävitati, sest et lihtsalt see ei läinud käiku on ju, see vaktsiin. Ja selleks, et tol hetkel saaks seda pandeemiat ära õigustada, kuna tol hetkel need numbrid, mis kuskilt võeti on ju, olid veel väiksemad, siis muudeti pandeemia definitsiooni WHO-s. Ja kui praegust ongi nii, et pandeemia põhimõtteliselt ongi lihtsalt see, mis levib igale kontinendile on ju, mis gripp ja nohu ja kõha ja ma ei tea, igast asjad on igal kontinendil. Gripp on ju levib, siis varem oli niimoodi, et seal oli ka teatud surevus pidi olema. Et ikkagi kui on nagu suremus tõuseb peab olema ja mingi asi oli veel intensiivravi need seal ma võin sulle pärast saata selle lingi, sa võid saata alla panna, et põhimõtteliselt see pandeemia definitsioon oli enne midagi muud ja see muudeti ära tolle seagripi reklaamkampaania käigus nii, ja kui me tuleme selle praeguse definitsiooni juurde, mis sa ette lugesid, siis seal nüüd kumab läbi see, kus mul ei ole see teksti, anna mulle korra näed, et see haiguspuhang, aga vaata, siin ei ole mitte ühtegi puhangut tegelikult, sellepärast, et inimesed tervikuna massiliselt ei ole haiged, kuna nad teevad seda PCR-testi ja PCR-test ta tuvastab lihtsalt su sees ära need fragmendid selle viiruse, mida nad nimetavad viiruseks ja ta ei erista elusat ega surnud ega ka antikeha põhimõtteliselt nagu. Ehk siis sellepärast ongi nüüd ütle, et terved inimesed on nüüd asümptomaatilised, et tegelikult isegi WHO ja selle PCR-testi looja on öelnud, et see test ei ole selleks ette nähtud, et öelda, kas inimene haige või nakatunud, mis tähendab. Et inimesel ikkagi peavad ka olema sümptomid, mitte see, et on mingi asümptomaatiline. Aga praegu kõik, mis siin on tehtud, tegelikult haiged inimesi ei ole selles suhtes rohkem, kui oli eelmine aasta. Mitte midagi, kõik on täpselt sama, lihtsalt nad nimetavad seda inimest asümptomaatiliseks ja selle ettekäändel nad panevad nagu selle riigi kinni ja ütleb, meil on pandeemia, aga tegelikult seda asja ei ole. Riik pandi kinni sellepärast, et valitsus nõnda otsustas, mitte sellepärast, et siin oli mingi oht või viirus või pandeemia. Mind näiteks hämmastab see, et novembris avaldati üks uuring, kuhu siis jälgiti 10 miljonit inimest
ja selle uuringu järelduses seisis, et asümptomaatilised inimesed ei levita viirust. Ma mõtlen, et kui on nagu nii suur uuring, mis hõlmab nii palju inimesi, et miks sellest ei räägita. Ja lisaks on ka see, et tegelikult ei ole mitte ühtegi tõestust, et viirus leviks inimeste vahel. See on juba teine teema. Nad ütlevad, et niimoodi on, aga tegelikult seda ei ole, sellepärast, et kui see oleks tõsi, siis me oleks ammu juba kõik haiged, aga kõik ei ole haiged. Vaat nende asjadega ongi nii, et kui me hakkame mingit teemat uurima, siis me läheme sinna hästi sügavale ja tegelikult ongi, et selle viiruste teemal on ka oma sellised rabbit hole'id, mis on võib-olla too much. Ei ole, sugugi ma mõtlen lihtsalt nagu tavainimese jaoks, et tema jaoks aga tuleb kõigepealt üldse selgeks teha, et ei ole nagu mingit liigsuremust ja tegelikult ei ole ka sellist haiglate ülekoormust on ju, mis erineks drastiliselt näiteks 2018 aasta gripi ja, et kui vaadata kõik need numbrid, kui palju inimesi Eestis ära sureb iga aasta, siis see on kogu aeg sirge joon. Just, ma olen näinud seda sirget joont ja see on ju mingi jumala official, mainstream mingi allikas, kus joon on näha, on ju. Et selles mõttes mingi, ma ei tea, vaatad seda joont ja ma olen suremust rohkem nagu ei ole. Haiglates ma ei ole koha peal käinud, on ju, liigub pilte, kuidas on mingi kredi ukse ees on mingi kiirabi autode kolonn ja siis on pilt, kuidas umbes, et ei näe, et see on õige pilt. me pean siis kohale minema sinna ja ütlema, et tere, ma tahan sisse tulla, näha palju inimesi. Haiglatega on see, et mis seal toimub, on see PCR-testi kampaania ja nad kogu aeg testivad neid inimesi ja nad tuvastavad inimese sees loomulikul kujul olevat geneetilise materjali fragmendi ja saadavad terved arstid koju, sest ütled, et sa oled asümptomaatiline. Ja sa oled ju positiivne ja sa pead kodus päästma. Sellepärast see haiglates ongi see kamm, sest inimesed on väsinud, kuna pooled saadaks koju ja need, sealt tuleb see koormus. Ja koormus tuleb selles, et need, nad ongi ülekoormatud, sest et neil on lihtsalt personalipuudus. Ja personalipuudus sellepärast, et terved inimesed saadetakse koju. Kui see nii on, siis ulme. Täpselt ongi. Kellega võiks sinna koha peal saata või? Küsime Jõuet. Kas sul kolleegid on pooled kodus? Nüüd tuleme jälle selle juurde, et need ütleme, tavainimest sinna sisse ei lasta, niimoodi, et ma ei saa sinna minna kui ajakirjanik. Isegi mingid lähedasi ei lasta eriti sisse, sellepärast, et äkki sa tood koroona või saad koroona või mis iganes. Ja lisaks nendel arstidel on keelatud meediaga suhelda ka niimoodi, nagu meie tahaks. Aga meiega on ühendust võtnud erinevad nii-öelda jutumärkides whistleblowerid, kes ei julge oma nime ja näoga seda teha, aga mitte ametlikult nad räägivad meile ja tunnistavad täpselt seda sama. Meil tegelikult isegi 10 inimest ühest, see on üks grupp inimesi, kes seda asja ajavad, kogu aeg tõendeid ja värki on saatnud igasugused neid videoid haiglatest, haiglad on tühjad ja värgid, eks ju. Aga nad julge... Mingid teatud osakonnad jah, aga see tulenebki sellest, et neil ei ole seda personali. Personal ei ole, aga neid haiged ka ei ole tegelikult nii palju, et me avaldasime siin 1 kuu või 2 tagasi mingi uudise Postimehest aastast 2014 äkki või, mis oli ka nüüd jaanuar või veebruar või märts umbes samast ajast, kus oli ka, et ööpäevaga suri, mis iganes 8 inimest ja ma ei tea, 500 inimestel haiglas. Eks täpselt need samad numbrid, mis praegu. Ja siis keegi teinud teist nägu, aga teist savi siis nagu. Muidugi see oli nagu lühemat aega, praegu on pikemat aega, on ju, aga samas on ka see, et mis nad ka jälle ise on tunnistanud, on ju, Krista Fischer pööras sellele tähelepanu eelmise aasta viimasel päeval, et nad ei tee vahet statistikas, kes on haiglas koroonaga ja kes on haiglas mingil muul põhjusel, aga tal on test olnud positiivne. Ehk siis, et see, et seal on mingi 600 inimest haiglas, sealt võib-olla 400 on või hoopis veel mingi teine arv. Ja kui inimene ikkagi omab mingisugust võimet küsida miks küsimusi, et kust, miks, mis asi tuleb ja teha mingit jada ja mingit mõttelõnga aretada, siis hetkel miks ühesõnaga tänasest alates on riik nii-öelda lukus 6 aega, on sellepärast, et mingid numbrid on suured. Miks numbrid on suured? Sest et test näitas. Kuidas selle testiga on? Kuidas me ei saa seda 40 ja 35 vahet teha? Sest et teie see tuttav riigikogulane on ja kui ma õigesti sain aru, siis ta läks vist selles Intekas äkki Irjaga või mingisugune mainstream saade, kus ta nagu rääkis sellega, et WHO ja mingid numbrid on, et nad ei soovita nagu niisuguse selle tsüklarvuga võtta, ta läks vist need valepidi, aga whatever, see point oli nagu aru saadav on ju. Et kuidas me ei saa nagu kuidas see võimalik on, et nagu et istub mingi suur hulk mingi Delfi ja tegelasi nagu koos ja keegi ei vaata
sa ei pea kuulama seda PCR testi loojat, kui sa ei taha. Aga lihtsalt, et kui jutt on see, et nagu WHO, kelle järgi vist kõik nagu võtavad nagu mingit sükest üleminfot on ju, ütleb, et nagu 35 on lagi, et sealt edasi läheb nagu nii tundlikuks, et sa võid küll hakata, ma ei tea, hapukurki diagnoosima on ju. Siis nagu, kuidas me 40 kasutame? Sest ma nägin siin läbi mingit postitust 40. Kuidas see võimalik on? Naljakas on see, et kas üle-eelmine nädal ilmus ERR-is artikkel PCR testidest, mis oli selline nagu umbes Telegramis on olnud viimased aasta aega. Ja seal siis oli mingi Tartu Ülikooli teadlane, siis seal oli välismaa teadlastest räägitud ja siis oli ka Synlabi üks teadlane, kes ütles, et jaa, tõepoolest, et noh, see ongi nagu ebatäpne ja nii edasi, et kõik nagu et see probleem on nüüd justkui nagu jõudnud mainstreami, aga kuna inimesed justkui ei saa aru, et siis sellega umbes ei pea tegelema või kuidagi siuke mulje jääb. Võtta, seal on see, et kui see nüüd läheks mainstreamid selles konkreetselt niimoodi, et oleks esilehe uudis kogu aeg, need testid on valed ja nii edasi, ja mitte ei ole ainult korra, vaid on iga päev. Vaata, praegu nii, et iga päev, et ma ei tea, 7 suri ära, 6 suri ära, 8 suri ära. Kui oleks iga päev esilehe uudis, et see test on huinea põhimõtteliselt, siis oleks pandeemia läbi. Aga see tähendaks, et kõik, mis nad siiani teinud on, kõik need miljardites ulatuvad kahjud, need laste enesetapud, kõik see häving. Siis olekski kõik nagu. Ja see valitsus nad ei ole nõus, see tähendaks, siis oleks valitsusega kõik ja nad hoiavad seda vägis üleval. Psühholoogiliselt üks nagu peamine asju, miks inimesed, inimesed üldiselt ei ole väga lihtne nagu tunnistada, et nagu neil oli midagi väga valesti, läks tassi, läks nagu pekki, aga viimasel ajal nädalakese jooksulast on hakanud nagu nägema, nii palju kui ma veel Facerit vahepeal scrollin, millest ma jõud mõtlen, et nüüd on aeg loobuda. Olen näinud, et ERR-i alt ja Õhtulehe alt ka tulevad natuke sellised YouTube-et mingid vale positiivset juttu. Ja kõrvalnähud, väga ohtlik. Et natuke on hakanud sükest asja tulema. Ja Õhtulehel on olnud mitu väga head vaktsiiniartiklit, mis on tõesti sellised neutraalsed. Ja ERR on tegelikult olnud sellest koroona sellest ajast alates suuremate munadega kui need teised. Ja, et nad tegelikult on algusest peale avaldanud mingid artikleid, mis kajastavad ka natuke teist poolt. Jah, neid artiklid on küll vähe olnud, aga ikkagi ütleme, iga kuu on vähemalt üks olnud ja nüüd on juba iga nädal. Ja see on väga positiivne, sest tegelikult kokkuvõttes see märk on maas, et riigi kanalist on tulnud see info. Tegelikult tuli juba, kui see koroona algas, kas märtsis või aprillis juba oli neil uudis, et 99% Itaalia, kes seal kõik koroonasse jutumärkides surid, neile kõik ülejäänud mingid muud haigused all. Eks 99%. Ja see, kui see uudis oleks läinud igal pool Postimehes kõikides kogu aeg esikohal ja oleks Irjaga öelnud, kuulge, et võtke hoogu maha, et see on 99% muud haigused. Me ei peaks jamaga üldse tegelema. No Irja tegelikult ütles, et me ei tea tegelikult, kas need inimesed on surnud koroonasse või mitte. On ju. Ja, aga siis ta annab seal teadusnõukojale juhendid, et pange riik kinni. Et see on nonsense nagu. Ja nagu see on ka juba täiesti eelmise aasta teema, mitte ainult muidugi Eestis üle maailma, et inimesed küsivad, et kuidas on see võimalik, et ei tehta vahet, kas keegi suri koroonaga või koroonasse. See ei ole nii keeruline, nagu, see ei ole nii raske mõelda sellest või küsida seda küsimust või uurida natuke tagamaid ja kui ta hakkab tulema infot on ja et nagu, suri koroonasse, muidugi suri koroonasse, aga mis tal veel oli? Ja ta oli juba siin 3 aastat haiglas. Tal oli mingi üliraske mingi värk, aga jah. See jällegi, mis see kõik teeb on ju, ta toob mingit statistikat üles, mille tulemusena pannakse asju kinni, mille tulemusena ma ei saa tööd teha, mille tulemusena ma hakkan mõtlema, et äkki peaks mingit uut pinda valima, kus ma saan minna öösel kell 3 teha, mis ma tahan sees mingisuguses tööruumis. Et aga jah, mul on selles mõttes nagu hästi läinud, et nagu mingi ma ei tea, mul ei ole nagu mingi oleneb midagi võrreldada, aga lihtsalt mul ei ole nagu midagi, ma ei tea, laps sündis eelmine aasta. Me saime olla maal, läks juba soojaks, korter pidime ära ütlema, ei saanud pappida Tallinna elamist. Tüüpiline nähtusene muusikuid ja meelelahutuid oli tõenäoliselt meedias veel, kes olid umbes, et ma olen kolin maale. Et ma jään söömata. Mu põhipoint, I guess.
aga paljudel on nagu palju hullemini, et see on sellest kõigest, sellest ebatäpsusest, kui ei süveneta, on nagu mis iganes, sellest tuleb siuke pask nagu. Ei no ma mõtlen just kogu see laste teema on ju, et nii, et lapsed nüüd kõik koju õppima. Kui ma nüüd mööda ei pane, siis kas 1000 lapsel või 1000 perel, kus on lapsed, ei ole üldse arvutitki. Et me juba kahjustame 1000 last sellega, et nad põhimõtteliselt ei saa, ei jõua samade tulemusteni, mis võib-olla teised, mis tekitab neis ebavõrdsust ja ma ei kujuta ette veel, mis erinevaid probleeme on ju. See, millele politsei eelmine kevad tähelepanu juhtis, et lastel kaob ära kool kui turvavõrgustik, juhul kui nad on kodus, mis ei ole turvaline. Kõik see laste kasvanud enesetapud on ju eelmine aasta, see kuskil oli nüüd uudis või mingi raport, et iga 3. või 4. laps Eestis pidi tegema endale sihilikult kehavigastusi. Ja vaata, kehavigastusi teeb inimene siis, kui ta vaimne valu on niivõrd suur, et ta tundub, et füüsiline valu on leevendus. Ja kui see on see number iga 3. või iga 4. koguts vahet ei ole, jõhker number nagu. Ma pidin pikali kukkuma, see on päris jõhker. Ja siin ongi see, valitsus ei julge nüüd endale peeglisse näkku vaadata, eks ju. Kokkuvõttes ta peaks päevad kogu selle pulli ära lõpetama, kõik avatuks, kõik lahti, kogu kampaania ära lõpetama. Kas mõni riik on käitunud nagu eskulikult ka või, teie silmis aasta jooksul? Ma tean, et Rootsi käitus teistmoodi ja kas oli Valgevene või? Jah, no see info, mis Valgevenest tuleb, seda on väga raske nagu analüüsida, mis sealt päriselt tuleb või ja, aga see üldiselt see Valgevale, või tähendab Valgevene. Ei, see oli see Saksa ajakirjanik, see, kes vaata eelmine kevad läks vairaliks üks video, YouTube'is oli miljonid vaatamisi, me tegime Eesti subtiitri, ta võeti maha, kui tal oli kuskil 90 000 vaatamist, aga oli üks Saksa ajakirjanik, kes haiglates ringi ja näitas, et haiglad on tühjad ja tegi arstidega intervjuusi, kes ütlevad, et asi on ülepaisutatud, eks ju. Nüüd see sama tegelane, ta, ajakirjaniku nimi on Billy Six, see Billy Six oli nüüd viimased kuud Valgevenes ja ta tegi dokfilmi sellest ja näitab, et seal ei ole mingit koroona jama. Ja Valgevene on üpris sarnase kliimaga kui Eesti, seal ka läheb külmaks ja nii, eks ju. Ja seal ei ole seda, sellepärast, et see president ei läinud sellega kaasa ja Valgevene president on öelnud, et talle on väga suuri summasid pakutud selle eest, et lükka riik kinni. WHO pakkus tema sõnul, ma võin eksida, aga see võis olla mingi 900 miljonit või, mingi jõhker summa, et lihtsalt, et lükka see lockdown. Siis Rootsit muidugi on selles mõttes hästi palju kritiseeritud on ju, et seal on ikkagi nii palju neid koroonasurmasid on ju ja ma ei tea, mis seal kõik toimub, aga siis, kui lähemalt hakata neid andmeid analüüsima, siis näed samamoodi, et seal tegelikult ei ole liigsuremus, sest et kui sa hakkad võrdlema mitte ainult neid surnute arvusid, vaid sa vaatad ka elanike arvu, mis on tõusnud iga aasta, siis sa saad aru, et see nagu võrdeline suhe on jäänud samaks. Sama, mis Eestis, et see sirge on kokkuvõttes. Oled sa Rootsi pool näinud seda ka sirgiont, et population see kasv? Jah, ma võin sulle saata ühe uuringu, mis tegi üks Rootsi andmeanalüütik, ta avaldas selle inglise keeles. Seal ta seletab nagu pulgalt lahti täpselt, Aga sellegi poolest ei tasu aru saada nüüd, valesti mõista, et seal Rootsis asjad oleks hästi, see ole nii, et Rootsi peaminister propageerib ka nüüd, et kõikidel ikkagi vaktsiin nagu, et selles suhtes see läheb sama mustriga. No loomulikult ja seal on ikkagi ka ju, nad ju tunnevad maailmalt survet ja samamoodi inimesed, kes ise kardavad, on ju, nad nõuavad, on ju, et valitsus peaks midagi muud tegema ja nii edasi, et seal on ju ka ikkagi nüüd tehtud teisiti. Ja, aga ühe erandina tasub veel ära mainida Mehhiko. Mehhikos on niimoodi, et kuna seal on korralik see korruptsioon ja igas osariigis valitseb piltlikult öeldes oma maffia, siis see WHO ei ole seal oma kanda nii-öelda suutnud kinnitada. Ja nüüd erinevad piirkonnad on erinevad, aga ta kokkuvõttes kogu riik on palju avatum kui mujal maailmas. Ja nüüd see Acapulco on veel siuke piirkond, kus pole üldse seda jama. Ning meil üks tuttav on seal, ta teeb kogu video, et ta just eile pani ka üles video, see leiab YouTube'ist, ma arvan, kui sa kirjutad sisse eestikeelne, et miks pole Acapulcos õllenimelist haigust on selle video nimi. Wow, okay. Ja, et neid piirkondi on, aga kokkuvõttes jah, see surve on väga tugev, aga ma ütlen veel kord, kuna seda asja ennast tegelikult ei ole, see PCR on fake nagu selles suhtes, see statistika on fake, seega selle paljastus on palju lihtsam, kui inimesed tajuvad tegelikult. Aga
kurb nali on muidugi selles või iroonia on selles, et kuna ka mitmed uuringud on nüüd öelnud, et noh, et see SARS-CoV-2 ilmselt on hooajaline, on ju nagu varasemadki koroonaviirused, mis on tegelikult alati gripihooaegadel olnud, siis nüüd peaaegu igas riigis kaasa arvatud Eestis saab öelda, et näe, et nüüd need numbrid hakkasid langema seal aprillis sellepärast, et meil oli vaata riik oli lukus, et täiesti raudselt meil seal siis kui see kuu aega saab täis, siis öeldakse, jess, ülikõva, riik oli lukus, numbrid langavad. Jaa, et need massid on nagu ära unustanud, et nad on iga talv ühe korra haiged, keskmiselt iga Eesti nagu, mina olen umbes iga talv ühe korra haige, enamus inimesed on Eestis nagu. Ja nad on ära unustanud, et suveks nad saavad terveks ja siis külmetused tulevad jälle siis, kui on siin külm ja niiske. Nad on nagu ära unustanud, et see gripi üks suurimaid kõrvalnähtusid ongi see või siis neid nad arvavad, et see koroona tüsistusi on kopsupõletik on. Ja nad arvavad, et see koroona on praegu hoopis täiesti teine asi kui gripp. Samas ma just üks päev eelmine nädal helistasin sinna erinevatele perearstidele, küsisin, palun selgitage, mis vahet on koroonal ja gripil. Siis oli täielik segadus. Ei, sümptomid on samad, ma küsin, mis neil vahet on? No vahe on selles, et koroonat sa pead testi tegema. Kuidas see saab haiguse vahe olla? Kas nad ütleb, et see on rohkem nakkav? Ei, ta ütleb, et ta ei ole nakkav, aga ta ütleb, ta tapab rohkem või ohtlikum. Ja kui ma küsin, et mille põhjal sa seda võtad, siis ta vaata statistikat. Ma küsin, kuidas sa saad statistika? Ta ütleb, et me teeme koroonatesti. Ja siis ma küsin, kas sa selle gripitesti ka teed või? Ei, miks ma peaks tegema, sest ta ei saa isegi aru, millest ma nagu räägin. Ehk siis kokkuvõttes ongi nii, et kui sul on mingid sümptomid, pohka, mine testima nagu. Aga võt see ongi, et mõnes mõttes see nõudis nagu seda, et aega läks mööda 8-9 kuud. Paljud minu ringkonnas kõik hakkasid ka nüüd ütlema, et näib, et äkki mingi asi ikkagi on liikvel. Kas neil oli ise mingi värk olnud, rääkimata sellest, et ma olin detsembris ka mingi, ma ei ole tavaliselt nagu kunagi haige, ma ei tunne, mida ma söön nagu. Ma mäletan, et 2 nädalat sükselist sündmust tegelikult tuleb, läheb, hiljem juba nagu ei mäleta, et süüst juba oligi, aga ma mäletan, kui ma meenutan, siis tegelikult mul käis ikka pinda. Mul oli niimoodi, et nagu mingi, ma ei tunne muffigi maitse, ma tahan maitse meelt tagasi. Ja siis naine tegelikult pani nagu õigesti tähelet, et aga kuidas sul lõhnatajuga on, siis vaatasid, oi, sul on õigus, tegelikult see on hoopis lõhnavärk, mida me lihtsalt lõhna ja maitsemine on suhteliselt seotud on ja nii et jah, selles mõttes, et muidugi ma ei tea enda peal mingi statistika, et kuule, ma ei jää tavaliselt haigeks, nüüd midagi oli, järelikult midagi on, mis levib rohkem, aga ma just ütlen, et minu ringkonnas on nagu inimesi, kes on nagu hästi huvitav oli, saame kokku mingi aja tagant, pole ma näinud. Ongi esimene asi umbes see, et see on nüüd selge, et midagi ikka on. Aha, huvitav, et varem oli siuke, et nagu mingi midagi ei toimu ja see kõik on lihtsalt mingi gripivärk on ja jällegi võib-olla on ja võib-olla see mingi gripi viis või liik või vorm on ja. Ei no point ongi selles, et loomulikult midagi on. Põhilause, millega nii-öelda neid koroona eitajaid debangitakse, öeldakse, et nad on koroona eitajad, aga siin on ikkagi eitatakse seda, et on pandeemia. Et ongi, on nagu midagi, mis jah, et see siin ongi see, et kui ikkagi, kas sa sellest Great Barrington Declarationist oled kuulnud? See on siis siuke deklaratsioon, mis allkirjastati siukses kohas nagu Great Barrington, selle on teinud Oxfordi ja mingite USA ülikoolide õppejõud, ühesõnaga teadlased. Sellele on alla kirjutanud juba 55 000 arsti, teadlast ja meditsiinitöötajat üle maailma. Ja nende point on siis see, et okei, et meil on siin see viirus, aga me peaksime rakendama fokusseeritud kaitset, ehk siis kaitsma neid, kes on riskirühmas ja kõikidel ülejäänutel inimestel peab olema maailm palla. Nende point on siis see, et koroonameetmed on kahjulikumad kui see viirus ise. See on ka miski, mis tõenäoliselt ajas on üha selgemaks saanud. Kui vaatad seda kahju ja mis see kõik endaga kaasa toob. Et nagu sa hakkad võrdlema, tekib aeg, tekib statistika, võrdlusmoment tekib lihtsalt ajas. Mul on päris palju sõpse, kes on Zanzibaril järsku. Ühised tuttavad palju meil, kas teil on ka, olete neid kuskil käib läbi, et keegi hüppab jälle kuskil troopilises kliimas, hüppab vette mingi aegluubis või? Ma kogu aeg näen. Ma Zanzibari kohta ei ole näinud, ma nägin, et siin hakatakse mingit reise tegema, aga ma vist ei tea kedagi, kes seal on. Kuuke tagasi panen nagu listi kokku, et keda podcasti kutsuda. Räägin erinevate inimestega, Alar Tamming seal hulgas. Räägin märtsis, ma olen Zanzibaril. Teen mingi paar päeva tagasi lahti
Face-sari keegi jälle hüppab seal aegluubis ette, et ma lihtsalt kuulsin paari asja selle kohta. Esiteks, minu meelest see oli linn, kui ma vaatasin Google Maps'is, see tundus linn saarel, aga keegi ütleb, et ei, Zanzibar ise ongi saar. Anyway, Zanzibar. Kes seal iganes nagu see korda loob, olevat teinud siuksed nagu mingi no way, meil toimub kõik on lahti, majas on lahti ja kuulsin ka, et tulemus ongi, et hotellid on täis. Nagu, et sa ei saa kohta, nagu, et sa pead pingutama, et saada kohta. Ja siis inimesed, eestlased ka käivad, vist äkki Soome kaudu või midagi, aga nad lendavad otse saarele, otse lennud kuskilt siit lähiriigist. Me oleks ka läinud juba tegelikult, kas Zanzibarile või sinna Mehhikosse või kuhu iganes, aga me lihtsalt tunneme, et see praegu meil on oluline olla siin, et teha seda, mis me teeme. Me puhkame järgmine talv. Okay. Ja siis enne kui sa mainisid seda, et mentor on teil siis Tal. Sul, okei, cool. Ma liitusin ühe programmiga aasta aega, iga päev. Et seal on konkreetne materjal, mis me peame läbi töötama, igasugused siuksed enesearengu teemad, eks ju. Ja siis on iga nädal on kohtumised veebis, eks ju. Ja umbes niimoodi. Selles mõttes, et seda on super kuulda, sellepärast, et näiteks kui ma nägin seda, see oli istung või koosolek, mis oli veebi teel. Ühesõnaga see video, kus alguses ütles mingi komisjoni esimees seal kohe, et ja seda ei avalikult näidata ei tohi, siis ma vaatan seda avalikult. see video, millest ma räägin. Kuidas seda nimetada koosolek või mis oli? See oli Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, mis toimus veebi teel, kus siis arutati seda meie petitsiooni. Komisjoni istung. So lihtsalt mõni päev peale selle nägemist ja seda juhtumit olen siin ühe kliendiga, kes on jurist. Ja siis ta nagu mainis ka seda, et õiget asja teevad raisked, see on kõik võimal õige, aga nagu mis ettevalmistust peaks nagu rohkem olema või kuidagi, et nagu, et mingi fakti, mingi meeletu rida ees on, et kõik hästi põhjalikult, et nagu, et rohkem nagu anda, et ma lihtsalt mõtlen, et mentori olemasolu tõenäoliselt aitab kogu seda värki absoluutselt vingelt järgmisele tasemele viia, et kindlasti, valmisolekut suurendada. Ja, aga kui rääkida sellest petitsioonist, siis tegelikult meil oli väga palju siis nii-öelda märkmeid ees, et meie isiklikult ei leia, et me kuhugile mõne koha peal oleksime jäänud takerdanud või et me jääme vastuse võlgu. Kindlasti saab alati paremini, aga samamoodi me ei hakanud nagu kogu seda faktipundart välja tooma, mis meil seal petitsioonis juba oli, sest ma eeldan, et nagu kui sa juba tuled sinna istungile osalema, et sa oled selle materjaliga tutvunud, on ju. Aga kui vaadata seal, kuidas kõik need teised inimesed esinesid, siis ilmselgelt nad ei võtnud sõna selleks, et mõista nagu neid, kes petitsiooni alla kirjastasid, vaid nad võtsid sõna selleks, et enda tegemisi õigustada. Ja, et ma ei tea, kas sa selle petitsiooni üldse vaatasid lõpuni ka või? Selle video. Ühesõnaga vaata, lühikokkuvõte on see, et meil oli petitsioon, mille sisu oli see, et koroonameetmed ei ole põhjendatud, et avage ühiskond. Ja seal olid erinevad lingid all, erinevad uuringud, teadlased, kõik, kes seda asja kinnitavad, arstide ja mingid testimonialid, kõik. Nii, ja lisaks kõik see PCR, eks ju, kogu see asi kokkuvõttes on hauks, kõik need asjad PCR-i, ma ei mäleta, kas seal oli. Aga seal, kui meil oli see vestlus, see arutelu, sellest me rääkisime ka sellest PCR leiutajast ja nii edasi. Ja kogu selle valitsuse siis poole parim nii-öelda vastu see rünnak või see kaitse oli see, et kuule öelge, kas te olete ise arst? See on kõik, see on põhimõtteliselt kõik. Et sisulist arutelu tegelikult seal ei toimu. Siis ma küsisin, et vabandust, et kui on nagu rahvaalgatus, siis kas seda tohivad algatada ainult arstid või? Jah, et keegi teine ütles meile ka, et me ei olnud nagu ette valmistunud, aga ma ei saanud isegi aru, me ei olnud mitte ühegi koha peal, me ei jäänud nagu toppama, kuna nende ainus see respons oligi, et meil ei ole arstiharidust. See, et inimestel on nagu erinevad vaatenurgad ja tema võib-olla ise oleks lähenenud sellele teisiti kui meie. See kommentaar tuligi juristilt, kellega me teeme siin täpselt. Tundi ja ta on kohtus iga nädal, teeb oma tööd, on ju, et muidugi ta vaatab. Inimestel on erinevad vaatenurgad. Ja, sest ma vaatasin seda ja mul oli nagu mingi yes, nagu here we go, et mul oli äge, mul oli nagu elasin kaasa. Ja muidugi dodžiti küsimusi lihtsalt on ja või nagu täielikult lihtsalt nagu, et lihtsalt ei vasta nagu räägin muust asjast. Ja siis keegi paar inimest on mulle kirjutanud ja öelnud, et kuulge, et miks te ei võtnud ühtegi arsti enda poole nagu esindama. Ja siis mul on nii, et nagu mis sa teed nalja või? Me suhtleme
põhimõtteliselt igapäevaselt mingisuguste arstide ja teadlastega ja nad lihtsalt kardavad, sellepärast et nad näevad, mis toimub suures meedias ja kohe, kui nad nagu üksinda niimoodi välja tuleksid, nad ju kohe joostakse pikali. Kaotaks töö. Üks arst ütles, mitte mulle, aga mu ühele sõbrale, ütles, et kõik, mis te räägite, kõik see Telegram ja kõik need täpselt nii ongi ja ma võiksin seda kinnitada, aga sellisel juhul ma tahan saada 200 000 eurot, sest et see kataks kõik need kulud, kui ma kaotan oma töö. Jah, et ma arutasin välja, ma reaalselt tegin paberi peal, kodud, laenud, kõik asjad, 2 sotti ja ma tulen räägin, tunnistan kõik oma nimega. Ulme, ülemaailmne thing praegu, selles mõttes, et jah. Sellest suhtes väga huvitav, et kogu maailmaga olla selles ühes samas paadis nii-öelda ja siis näha, kuidas igal pool tegelikult toimub sama asi, on väga huvitav. Aga selles suhtes, et me liigume selles suunas, et ma arvan, et paari aasta pärast mul ei ole mingi küsimus maksta 2 sotti ja võtta see arst kaasa nagu. See oleks hea, see oleks super. Ühe asja ma tahaksin veel välja tuua, et kuigi me oleme nagu ühes ja samas paadis, siis näiteks meedia käitumine või üldse nagu arstide käitumine nende inimestega, kes küsimusi küsivad ja kes kahtlevad ja kes ei usu kõike, on hästi erinev, kui näiteks võrrelda Eestit ja Soomet. Et Eestis sa saad kohe aru, et tegelikult halvustatakse, mõnitatakse, on ju, pannakse silte külge. Soomes ma just lugesin eile mingisugust artiklit, kus siis arst vastas inimeste küsimustele vaktsineerimise osas ja need küsimused olid siuksed nagu meil. Ta vastas hästi viisakalt ja ta tegelikult vastas ka hästi ausalt. Nii et sellest artiklist Helsingin Sanomatesse ilmus ja sealt tegelikult tuleb välja, et kui sa vaktsineerid, siis sa oled edasi nakkusohtlik, sa oled edasi võid haigestada, kõik need asjad, et maski pead edasi kandma. Jah, täpselt, et sa pead kõike seda sama edasi tegema, lihtsalt, et et siis äkki sa nagu ei põe seda haigust nii tugevalt. Ja siis samal ajal Kaja Kallas postitas eile Facebookis on, et vaktsineerige kõik, et siis me saame ühiskonna lahti teha. Siis mõtlen, et nagu, kus sul see lause tuleb? Kus sul see lause tuleb? Ja ühe asja tahaks ka veel öelda, mis sa ütlesid seal, mis me podcasti tegime, et kui vaadata varasemaid sõjaaegasid, siis vanasti oli nii, et inimesi siis nagu upitati üles. Et nad jaksaksid võidelda. Ja, et vaenlane on seal, et lähme teeme, et ründame või mis iganes. Ja, et olete tublid, te olete terve, et me jaksame, me oleme kõige paremad. Aga praegu on nii, et karda, ole kodus, sa lihtsalt nagu nõrgestad seda immuunsüsteemi, et inimene ei jaksa võidelda. Ja nüüd nad ütledki, et sa oled sangar, kui sa oled kodus teki all. Saksamaal Bundes, mis iganes Bundes. Ei, see isegi oleks nagu see positiivne, see, ma ei tea. Saksa riigi valitsuse poolt tehti reklaamkampaania, kus öeldigi, et sangar on see, kes on kodus ja vaatab telekat. Tehti professionaalne video ja full production ja siuke promo. Okay. Kui me kohe räägime veel siuksest asjast ka, et mis te arvate, mis täna seisuga, et mis selle kõige nagu taga võib olla. Ma kohe jõuan selleni, siis ma enne tahan ühe asja välja tuua, mis põhjustas mulle natukene ebameeldivust ja ma oleme kindel, et me jääme sõpradeks. Ma lihtsalt tahan ühe asja välja tuua, mis, kui ma seda nägin, mul oli nagu mingi, miks see nüüd, et see ei aita nagu kaasa ühtegi pidi. Nii. See puudutab seda videot, mis oli võib-olla vähem kui nädal tagasi, et Obama ütles mida? Nii, jah, ma tean seda videot. So, ma tegin selle lahti, olles Obamat jälginud 10 aasta vältel hästi lähedalt nagu neti läbi. Kuulasin seda asja ja ma sain kohe aru, et siin on üks probleem. Et see paragraafi esimene ots on natuke nagu puudu, et esiteks ma ei hakanud isegi uurima. See vist oli ainult YouTube'is, ma ei ole seda sinna pannud, sest et ma ise ka vaatasin seda, mul tekkis sama teema, et kus see kontekst on. Ja ka seal see video all oli link, kus on täispikk versioon. So, sinnani ma ei jõudnud ja hetkel on see video unavailable, eks ma saan seda checkida enne praegust podcasti, aga ma julgen oma raha panna selleni, et selle alla, et ma tean, et Obama on nii, kui on üks asi, millest ta on hea ja ta on tõenäoliselt mitmes asjas hea, nagu me oleme kõik mingites asjades head, on ta hea eneseväljenduses, hästi diplomaatiline, tavaliselt süke mitte kedagi väga välja heitev, on ju, et me saame tulema kõik kokku ja süke hästi viisakas võib öelda, on ju, hästi korrektne, et ta ei ütleks kunagi
kui ma vaatan seda asja ja kuulan seda, et selle asja nagu sõnum lühidalt oli nagu see, mis sealt väljas just videost toodi välja, et ta ütles nagu nii-öelda pööbli või tavainimeste kohta, et need on mingi unustage, need tüübid, mõttetud tüübid on ju. Ta ei ütleks kunagi niimoodi. Neise video pumm lõppes on ju. Tšekkisin YouTube'i videot, õnneks oli paar kaasamõtlevalt inimest, kes ütles, et see on ilmselgelt kontekstist välja võetud nagu lause, palun täis pika videot. Ju siis nad ka äkki neid seda linki või? Seal ongi põhipoint on see, et enamus inimes mõtleks 99% nad ei vaata kunagi, kus on see link ja mis seal infoboxis on kirjas, ja tegelikult seal all oli kirjas küll, kus on see video. Ma täiega tahaks seda näha ja ma oleks sitaks üllatunud, kui ongi niimoodi, et tüüp järsku jättis oma selle värgi nagu selle karisma maha ja ütles, et sest et noh, et kuulge, et tegelikult ju mõttetud inimesed on igal pool ja ega neist võikski umbes enam lahti saada, ta ei ütleks kunagi niimoodi, aga lihtsalt ühesõnaga mul oli nagu mingi ei tea, et see tundub nii fake news nagu, et kuidas noh, et see nagu, et ma tahaks, et vaata, minu ja tõenäoliselt paljude silmis te esindate miskit, millest paljud rääkida taha, aga peaks, on ju, mis on amazing nagu, selles mõttes, et kes veel ja paljud, ma olen nii palju suhelnud hiljutika inimestega umbes, et noh, keegi saaks teha, mida Hando teeb sellisel viisil, nagu Hando seda teeb, on ju, siuke nagu julged välja ütlemised, kõik see kenka, kõik siuke värk on, et täiesti amazing tahab nagu kaasa elada. Ja siis ma vaatasin, et nagu shit, et see ei tule nagu kasuks, no jällegi, ma võin eksida, ma highly nagu doubtin seda, et see dude ütles siukest asja, see tundus niuke nagu factoid vist öeldakse inglis keeles, siuke nagu väike tšiksit ja nagu kokkuvõttes seal on see, et see video, see sisu tegelikult jääb samaks. See konkreetne video oli lõigatud lühemaks lihtsalt, et panna see kõige parem 2 pala kokku nagu, selles suhtes jaa, aga see kogu point jääb samaks, mis ta nagu ütles. Isegi kui see nii on, siis paljud minu ja mõned inimeste juures veel tekitas see kohe, et natuke, siis võiks teha seda natuke pikemalt, et ei tekiks siukest, mul esimene asi oli kohe nagu, et see ei ole võimalik, et ta niimoodi ütleb. Isegi kui sa praegu näiteks viitad sellele, et okei, ütles, mis ta ütles, aga ma tean, et ta tegelikult mõtleb nii. No võib-olla ta mõtleb nii või naa, aga ühesõnaga, ma vaatan selle, ma tahaks täiega näha seda nagu seda kogu paragrahvi. Jaa, sa leiad selle niimoodi, kui sa paned sisse Obama Belgium speech 2014 või midagi sellist, sa leiad selle originaaliga üles, see point on sama. Ma tunnistan, et see video oli niimoodi kokku lõigatud, mina seda ei lõiganud, see on lihtsalt kokku, ma lihtsalt tellisin supakat sinna peale nagu, aga selle video point kokkuvõttes jääb samaks. Ja kui sa loed, vaatad seda pikka originaalvideot, siis need kommentaarid on seal ka, et fuck Obama, et kuidas sa saad niimoodi öelda. Nojah, selle kohta pealt ma ei oska kommenteerida, aga see paljud on tema vastased anyway, nagu vahet ei ole, mis vasakpoolsed teevad, parempoolsed on mingi see tüüp on nõme. Jah, okei, ma tšekin selle üle, see oleks hästi huvitav lihtsalt tšekida üle. Samas see on nagu siuke jällegi pigem nagu sinu see, et keskendume tulevikule ja vaatame nagu, et mis see video ümber jaurame. Tahtsin küsida jah selle nagu, et mis selle kogu selle värgi nagu taga on, kui me korraks jõudsime nagu selle mingi Destiny ja siis umbes mingi see Tai instituut on ja WHO ja värgid ja kuskil pooritakse mingit ilget pappi kuskil sisse, keegi ei ole nõus seda vastu võtma, paljud on nõus vastu võtma, mis selle asja nagu taga on? Kas te näib, et see koondub kuskile nagu mingisse ladvikusse, kus on mingid üksikud inimesed või see on mingisugune tuhandetest mingisugune väike klubi, millest keegi väga ei tea? Kas see tõesti nagu taandub nagu rahale? Super, see on vaktsiine müüa, saime kõik üles osta odavalt, sest et kõik oli nii kaoses ärisid ja ma ei tea, mis asju kinnisvara kõike osta nagu odavalt üles, sest siuke kaos oli. Mis selle taga võib olla? Siin võib erinevad asjad olla, me saame spekuleerida nende taga, eks ju, et kõige levinum ongi see, et seal püramiidi tipus on pisike seltskond, kes nüüd siin niimoodi mängivad, eks ju, ja kuna inimesi vaja kontrollida, siis no matter what, eks ju, teeme selle ära. Lisaks käib läbi see steriliseerimise agenda, et nad tahavad, see on nüüd teooria, ma ütlen, et see nii on, aga teooria on siis selles, et nad ei taha, et inimkond kasvaks veel suuremaks ja nad tahavad ära steriliseerida massid ja nüüd kõik, kes vaktsiini saavad, et nüüd see liigub selles suunas. See ei pruugi tulla ühe vaktsiiniga, aga no, see agenda nüüd ütlebki, et nüüd hakkad iga aasta uut vaktsiini saama, eks ju. Aga mina isiklikult arvan, et see on üldse see koht, kus me oleme, ma ei arva, et see on see, mis meile öeldakse. Nüüd isegi jätta see maa kuju välja, see isegi see pole teise järguline. Ma arvan, et see place ise on mingit sorti simulatsioon või hologramm.
ma arvan, et see ei ole nii-öelda päris. Ma arvan, et see päris on võib-olla kuskil mujal ka, aga me oleme piltlikult öeldes arvutimängus, mis mina arvan. Ja ma arvan, kõik need sõjad, on siis teine maailmasõda või see praegune 3. maailmasõda, see koroonasõda, need on kõik selle jaoks, et see hing, kes meie sees on, ta saaks areneda. Ja mulle isegi tundub, et kui see nüüd see koroona lõpeb ära, siis järgmine põlvkond saab oma järgmise, mis iganes see asi on. Ja ta ei ole sellepärast, et seal nüüd uued tüübid seal mida kuule, tõmbame uue jama neile kaela, vaid mulle tundub, et looja poolt siin on mingisugused programmid sees ja see lihtsalt tuleb, et me saaksime areneda. Ma arvan, et see on umbes nii. Ja, näiteks kui ma seda kuulen on ja mis sa ütled, siis proovides jääda jälle nagu avatuks, ma mitte kuidagi ei saaks nagu öelda, et nii see kindlasti ei ole, sest et ma olen olnud keha välistes kogemustes korduvalt. Ma olen erineval viisil läbi une, läbi mingi taime või muul viisil ja nagu, kuidas ma saaks eitada põhimõtteliselt isegi, mida sa ütled, kui ma olen näinud oma silmaga, et kui sa teed 1,2, siis asjad muutuvad hetkega väga geomeetriliseks. Saad aru, et see reaalsus pole üldse nii reaalne, kui üldse on võimalik reaalne olla. Et need on isiklikud kogemused on ju, millest ma väga palju ei tea, ma ei oskaks väga palju rohkem selle kohta rääkida, on ju, aga lihtsalt, et ulme, jah, me oleme praegu nagu, eriti läänemaailmas ka liikunud ükses kohtades nagu mingi šamanism ja kogu värk levib üle maa, on ju, igast põnevad kogemused, mille tõttu inimesed saavad oma sisemaailma vaadata sisse, on ju, nagu mitte arvata asjadest midagi, aga kogeda asju nagu teistmoodi ja nagu näha asjade tagamaid. Kas muidu selle, ma tšekkisin lihtsalt korraks nagu, Delfi on siuke mingi, keegi, kes keeb teile nagu pinda tõenäoliselt. Tegelikult eriti ei käi pinda, ta lihtsalt on seal nagu. Okay. Et vaatasin, mis see grupp nagu siis on ja ma näen, et siin ei ole seda Õhtuleht, aga see Õhtuleht on keegi teised tegijad tegele seda? Õhtuleht on natuke eraldi, aga nad midagi teevad seal Ekspressiga koos. Okay. Pigem nagu, jah. Ja Ekspressi alla, nagu ma näen kogu seda neid brändinguid ja nagu neid lehti, kogu seda meedia. Ekspress ongi Delfi ja nii, aga Õhtuleht on nendest natuke eraldi ja siis eraldi teine meediagrupp on Postimees grupp, on ju. Eesti meedia vist, jah? Jah. Aga eks siis, et kogu see Ekspress-värk on Luik, on ju? Olete õigega rääkinud ka või? Ei, ma kunagi saadsin talle meilida ja vastanud. Mina rääkisin temaga kunagi 8 aastat tagasi, kui ta kirjutas Eesti Ekspressis artikli 9/11, kus ta ütles, et tema nagu põhimõtteliselt usub neid siis nii-öelda vandenõuteooriaid. Sest ta näinud seda videot, kuidas see Building 7 alla vist läks, okei, väga nii. Ja siis ma helistasin talle ja küsisin, kas me võime selle tema loo avaldada ka Telegramis ja ta lubas. Aga rohkem ei tea tast mitte midagi. Miks sa küsid? No lihtsalt, et nagu vaadata, kuhu miski viib, on ju, siis mõttes, et ma võin nii palju öelda selle sama sarnase teema peale, et nüüd see tüüp, kellele see teine impeerium kuulub, see Postimees, eks ju, nüüd meie teame tema ühte lähipereliiget, kellegi tuttava kaudu, me ei tunne, miski ei tea, kas me teda näinud oleme, lihtsalt teame tuttava kaudu. Nii. Ja nüüd see inimene täielikult usub seda koroonajama. Ta siis, kui see eelmine kevad oli, siis ta oli see mask ees, ta oli kõik pesi õõrus oma käed veriseks selle deso jamaga, eks ju. Et ma arvan, et tema ise usub seda jama, mis sest, et tal on see impeerium ja tal peaks olema rohkem infot ja nii edasi. Ma arvan, et nad lihtsalt on mõnes mõttes, kas nad on justkui nagu robotid või ma ei tea, mis seal toimub, aga sest, et ma Luike nagu näinud mingitel kordadel seoses esimese kooliga, kus ma käisin kunagi, tema lapsed käisid samas koolis ja tean neidki ja eks mis see Luik on, ta rahaliselt edukas inimene on ja ma ei tea, et nagu võib-olla saada veel üks meil. Ma saatsin tegelikult mitte talle, aga sinna, äkki saatsin talle ka, ma ei mäleta, et ühesõnaga seal kuskilt tuli välja, et see Bill ja Melinda Gatesi Foundation oli andnud Saksa mainstream nagu Eesti Delfi mingisugusele firmale tohutu summa, et seal teha mingit teatud nende propagandat. Ja siis ma saatsin Delfile kirja, et lihtsalt kommentaari palve näed, et siin on Foundation tunnistab, et ainult Saksamaale selle pleki, et kas teile ka antud, et me näeme, et te edendate seda sama agendat, aga nad ei vastanud sellele. Siis siuke küsimus on siia paberil tekkinud.
kuskilt, et kui võtta arvestada seda infot, mida Telegram jagab ja mida peavoolumeedia ei jaga, mida võiks Eesti inimene teha, et luua omale paremat tulevikku? Mis on niisugune nagu soovitus, et alustades sellest, et ma ei tea, käi allikal ja siis, mida saaks Eesti inimene teha? Ma arvan, et see ei ole seotud Eesti inimesega, vaid kõik inimesed, ükskõik kus nad elavad ja kus nad pärit on, nad peaksid endale tegema selgeks, mida nad tahavad ja kuhu nad tahavad jõuda ja see kirjutada paberi peale ja siis mängida nüüd seda inimest, kelleks sa tahad saada, ehk siis nagu fake it till you make it, act as if ja mina kirjutan täielikult paberi peale, kuhu ma tahan jõuda. Viimased 2 aastat teinud ja see läheb ainult ülesmäge ja ma soovitan seda kõigile. Mina arvan lihtsalt, et inimesed peaksid kuulama enda sisetunnet, et tegelikult nagu kui sa loed mingit uudis, siis kui sa harjutad ennast nagu ära tunnetama, siis sa saad aru, kas on nagu õige või vale või. What about soovitada, kas te soovitaks inimestel vähem ekraani üldse tarbida? Jah, kindlasti. Vähem ekraani. Seda isegi ju eelmine kevad arstid ütlesid, et ma mõtlen peavooluarstid, mingi jollerid ja sellised, et te ei pea iga päev vaatama uudiseid, et see mõjub teile halvasti, et te lähete ärevusse nagu. Ma praegu pole enam kuulnud selliseid soovitusi. Teleka olemasolu kodus, kas seda võiks ka vabalt soovitada inimestel vähem tarbida? Meil vahepeal ei olnud üle 10 aasta. Nüüd me oleme ostnud selleks, et lapsed saaksid paremini multikaid vaadata. Vaatasime neid multikaid saad arvutist, eks ju, ja siis me olime kellegi sõbra külas ja vaatasime seda sama videot, seda mis iganes Moana või midagi oli seal ja vaatasime, kui rets see film, ma pead kunagi näinud, et ta nii jõhker on. Siis mõtlesin, et meie lapsed, neil peab olema see võimalus, et saada see rets trip nende multikatega, aga meil neid kanaleid ei ole nagu selles suhtes. Jah, hästi ja siis sihukest asja on olnud, et inimesed näevad, et mingid artiklid netis ja niipea, kui nad näevad, et seal artikli all on kirjastatud Telegram.ee, siis nad loobuvad sellest, et nad tahaks täiega jagada seda. See on selline situation. Kuidas seda muuta? Mis samme saab teha, et see tulevikus nii oleks? Inimesed oleks nagu, see oleks mingi teema. Inimesed oleks nagu, vaatame siia sisse. Siin on tõenäoliselt ka miskit super head. Ma arvan, et see ongi lihtsalt nagu sinu enda mõttemaailma muutus, et kui sa lihtsalt ise mõtled, mis asja, kuule, päris hea, et lihtsalt nagu oled julge ja jagad, siis sa muutadki seda. Sest et vaata, me teeme seda nagunii, selles suhtes, et kui tuli see C-tähega haigus, eks ju, või see koroonavärk, eks ju, et me oleksime vabalt võinud võtta teise suuna ja minna mis iganes mainstreamiga kaasa, me oleks saanud ilmselt rohkem vaatajaid või lugejaid, aga me teeme seda, mis me arvame, et on õige, mis me tunneme, et on õige, me tunneme, mis on vajalik. Meie ei saa siin mitte midagi muuta. Et kui see tüüp ei taha seal vaadata, me ei saa teda aidata, ta saab ainult ise ennast aidata, las ta loeb seal Postimehest või mida iganes. See lähebki selles mõttes nagu isiklikuks on, et mulle näib vähemalt, et kui inimene nagu valib jagada tänast seisuga Telegrami mingit artiklit, kui ta muidu seda ei teeks. Ta teeb seda ära, siis ta just kui saab aru, et ta riskib ju sellega, et ta jääb mõnest sõbrast silma äkki. Muidugi need psühholoogiliselt ülepaisutatud asjad ka on ja. Ma ei tea, ma kaotan homme töö. No ei kaotanud tõenäoliselt. Aga, et see mõttelend võib olla kiirem. Aga ta saab ju aru, et ta tekitab siin mingisugust vastuolulisust tõenäoliselt on ja kas oma mingi perekonnas või lähiringkonnas on ja. Aga sellest tasub vast edasi minna, tekitadki siis, vaata, mis sõbrad sul tegelikult järgi jäävad, on ja see on oma personaalne trip tegelikult, on ju. Muidugi. Ja selles suhtes see on ju oma vaba valik, et sa ei peagi seda jagama. Kui sa tahad lihtsalt ise lugeda, siis loe ise. ja nüüd, kui ta nüüd sellest sõbrast näiteks jääb ilma, siis ta jääks sellest sõbrast nagunii ilma varem või hiljem. Et see Telegram ei ole see põhjus, miks ta sealt ilma jääb. Ja ma just üks päev mõtlesin selle sama teema peale, mõtlesin, et ma nagu seoses mingisuguste Telegramis kajastatud teemadega üks mu sõbranna ütles 5 aastat tagasi, et ta ei saa minuga enam suhelda. Siis mõtlesin, et okei, whatever nagu. Ja siis nüüd just ma mingi üleeile vaatasin ta profiili, polnud ammu vaadanud ja siis seal oli, käisin vaktsineerima, see oli kõva nagu. Siis mõtlesin, et see oleks tulnud varem või hiljem. Tol hetkel talle lihtsalt ei sobinud lame maa.
hästi teaduslik ja siis kuna ta kuidagi võttis kõik hästi südamesse nagu siis talle tundus, et see liiga rets, et ta ei saa seda toetada nagu, et ta ei saa muga suhelda. Aga nüüd ta usub, et lamemaalased tõid koroona Eestisse? Ei, ma üldse seda usub, ta ei ole rumal, aga lihtsalt jah. Jah, täpselt sama dünaamika, ma saan aru, mida ma aga ütlesin. Kahte asja tahan veel puudutada korraks, et mitte liiga palju teie aega võtta, sest et me oleme teinud seda päris palju. Lappasin korraks teiega see võis olla sinu Faceri profiil, kus vist on ka mingi faktikontrolli, mingid jutud peale mingite videodel on ju. Kui ma proovin niimoodi neutraalselt seda vaadata, et ma scrollin ja näen ja siis on seal siuke hall ala peal, kus on siuke asi kirjas. False information. Checked by independent fact checkers. Siis mul hakkab natuke naljakas. Ma ei mõtle seda niimoodi, et umbes, et sest ma tean, et see oli vale, sest ma tean, et see oli õige. Ma mõtlen nagu neutraalselt niimoodi, et see lause, et keegi on independent, nagu kuidas üldse keegi independent on, sul on ju, kõigil on mingisugune bias, oleme ausad, mingi umbes, et mingi bias, mingi süke, sa ei ole nagu alati 100% elapooletu, on ju, rääkimata, et kui sa vaatad selle taha, kes see fakti checki teeb, on ju, see on nõus, et seepärast näeks, et see on kõige kaugem sõna, independent, see nagu, kui sa paneksid mingi, ma ei tea, anti-independent ja siis paned definitsiooni, siis paneksid sinna umbes mingi inimese, kellel on mingi, ma ei tea, mingi arvamus või midagi. See on nii kaugel sõnast independent, et see on lihtsalt rets. Aga faktikontroll kui selline, kuidas te näete, mis selle tulevik on? Kas süke asi jätkub, tehakse seda rohkem või läheb see kuskile mingile tasandile umbes, et need mingid AI saab sul mingi automaatselt klõks teha niimoodi, et sükest asju isegi ei tule, et vaid lihtsalt peidetakse ära või kuhu süke täiesti uus fenomen eelmise aastaga minu meelest nagu faktikontroll võib minna? YouTube'is on läinud väga automaatseks, et meil näiteks, kui sa tahad teada, miks meil esimene YouTube'i kanal maha võeti, oli see, et meil oli seal üks saade, mis oli see viimane Piiskarikas. Meil oli seal saade Anu Saagimiga, kus me käisime külas seal Õhtulehes ja siis see video võeti maha, öeldi, et me ei ole Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas, vaid me nagu impersonate'ime kedagi teist. Ja siis Hando saatis, et kuule halloo, et me oleme need inimesed, kes me seal väidame olevat, et palun pange see video üles tagasi. Ja siis tuli see vastus, et jah, et me kontrollisime üle, et me jääme enda otsuse juurde nagu see nii, et Kas see näis olevat, et inimene andis selle vastuse või? See näis nagu robot, see oli robot. Aga keegi pidi selle ära flagima. Jah, keegi pidi selle niimoodi ära flagima, aga seda ilmselgelt nagu teevad robotid kogu seda ülejäänud asja. Tulles tagasi esialgse küsimuse juurde, kuhu see välja jõuab, mul pole õrna aimugi. Mul pole õrna see nii rets. Vabalt võibki tulla, et kõik saavad võib-olla selle vaktsiiniga saab kiibi ka ja varsti meil ongi siin mees on juba see iPhone või siin mingi kellaaeg on siin üleval. Ja see Delfi uudised iga hetk tulevad ja siis seal see faktikontroll on juba, ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen, et kui ma nagu ise peaksin pidama sellist ametit nagu faktikontroll, et kas mul siis ei tekiks mingisuguseid assotsiatsioone nõukaajaga, kus olid mingid inimesed, kes käisid seal ajalehe toimetustes, lugesid artikleid üle, et tõmbasid mingeid lauseid maha, et See, kes seal Delfis see põhise tšikk on Heliis Raudsik, tema on nagu see faktikontrolli boss seal, eks ju, tema hüüdnimi ongi Pioneer. See on true story või? Pioneer kutsutakse seda? Ei, kui sa loed ta artikli kommentaari, siis on lood, et see Pioneer Heliis jälle siin mässab nagu, et tema teeb neid hästi palju Telegrami debunking artikleid. Ja siis tema tegi isegi selle, et ta tegi libauudiseks selle, kui me tegime kevadel avaliku kirja valitsusele küsimustega ja lõpuks, kui me saime läbi advokaatide abiga selle kätte, siis me tegime artikli kommentaarid avalikule kirjale, siis tema tegi selle kohta, et see on libauudis sellepärast, et me ei oska vastustest välja lugeda seda, mida valitsus nagu tahtis öelda. Ja tegelikult valitsus nendes vastustest saabki välja lugeda, et valitsus tegi kogu kevadise lockdowni sellepärast, et teised riigid tegid ka. Sest meie küsisime teaduslikku tõendi, et neid ei ole, me teadsime ka, et ei ole. Ja me tegime artikli selle kohta ja siis Heliis ütles, et Telegram mõtles ise jälle lambist lolluse välja. Aga nende see tase ongi selline huvitav, sellepärast, et näiteks kevadel üks esimesi artikleid, mis faktikontroll siis maha võttis meil pärast seda, kui nad Facebookilt hakkasid raha saama, oli üks New Yorgi epidemioloog,
kes ütles, et noh, tegelikult me lihtsalt peaksime kõik selle läbi põdema, saama immuunsuse ja nii on nagu. Ja siis nende faktikontroll põhines sellele, et nad küsisid kommentaari Irja Lutsarilt ja Irja Lutsar ütles, ei, ma olen teist meelt nagu. Et siis nagu üks epidemioloog versus teine epidemioloog ja kuna Eesti oma ütleb, et see eksis, siis järelikult USA oma vale ja see vale uudis. Aga see oli lihtsalt kellegi arvamus, et noh, arvamus on nagu vale uudis, et noh, halloo. Jah, et ongi enamus nad ongi siuksed. Independent, ma ei tea. Independent. Vaatad enne podcast algust jõudis kuidagi süke asi kohale, mis praegu tuleb ka üles, et me olemegi nüüd, see sõna hakkas järsku mind kummitama, infosõjas. Ma varem kuulsin mingi siukest sõna nagu Infowars on ja siis on see mingi kuulus bränd ja kanal Alex Jones. Alexi poolt ja noh, Infowars taas siuke sõna, ma ei tea, kas nagu peaks siukest sõna kasutama, et see ei ole nii väga vaimne sõna, võiks midagi rahumeelsemalt kasutada, noh, mingi get to peace, I don't know, midagi noh, et Infowars, et sa teed siukse kanali, siis see nagu sinu point on kasvada, noh, mingi siuke pool mingi leftist mõte laad mul tõenäoliselt oli sel ajal peal, aga jaa, me vaatame, mis praegu toimub, on ja nagu, millest me räägime ja mis toimub. Faceri leht pannakse kinni, kõik see kogu see trall siin juurde, me oleme infosõjas hästi huvitav, ma just täna praegu just jõudis see nagu kohale, et me oleme selles damn. Ja, aga vähemalt ei ole see, mis meie nendele esivanematel oli, et see mingid pomme ei plahvata ja selles suhtes on safe. Ja viimase asjana uurin, mida saab inimene teha, et aidata Telegramil veel paremaks muutuda? Kas teil on mingisugune siuke asi üles setup tehtud, et donate siis mingisugune papp tiksub iga kuu arvelt näiteks, kui sa soovid annetada või? Meil saab liituda minu Telegramiga, see on siis meie tasuline osa, et meil iga päev ilmub üks artikkel, mis on ka tasuline. Läbi selle saad meid toetada. Aga kõige rohkem ta saab toetada nii, et ta ise areneb paremaks inimeseks. Ja. Sest et kokkuvõttes me kõik tahame head ja me tahame, et see jama lõpeks siin ära ja mida rohkem me samamoodi mõtleme, seda paremini meil tuleviks läheb. Jah, et mina olen ise tähele pannud, et kõige suurem toetus tuleb siis, kui sa toetad teisi ja näiteks kui isegi need inimesed, kes ei ole sinuga ühte meelt, kui sa lihtsalt oled nendega sõbralik, mõistev, empaatiline, siis nad on suurema tõenäosusega empaatilised ka sinu vastu ja püüavad mõista. Hästi. Minu mõttes selles mõttes, et me oleme money game systemis on ju, et see nii võrd oluline, et mis iganes teha, su sõnum ükskõle jõuaks, on, et saaks üldse tööd teha ja kogu see värk ehk, et jah, see näib olevat üks oluline asi vist on ju, et teha siuke, see läheb siis automaatselt maha iga kuu on ju, kui sa nagu subscribe'id kuidagi neti läbi, Amazing, ma mõtlen see täna kindlasti ära teha, sest ma olen seda juba eelnevate mingite asjade puhul teinud ja hea tunnen, kui ma tean, et ma nagu toetan head asja. Super, aitäh, te tulite täna. Aitäh, kutsusid. Aitäh, et kutsusid ja soovime sulle ka edu ja teeme midagi head, on ju? Jah. Thanks. Oli ka. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja vaatasid ja järgmise korrani. Ciao. Ciao.